Me kõik teame, kuidas vägede alistumine peaks käima, isegi kaasaegses sõjas. Sõdurid jäävad ümber piiratud ja lehvitavad valget lippu. Teise poole väed võtavad alistuvad sõdurid vangi. Pole tähtis, kuidas see täpselt käib, inimesed on alati kaasatud. Siiani saatis Ukraina lahingusse midagi nii hirmuäratavat, et see sundis Vene sõdureid koheselt alla andma. See on maailma esimene juhtum ning kõige veidram vägede alistumine kaasaegses ajaloos, kus Putini väed lasid end vangi võtta mitte inimestel, vaid millelgi selgelt mitte inimlikul. 13. aprillil avaldas Ukraina president Volodymyr Zelenski, et Ukraina on teinud midagi, mida ta pole kunagi varem teinud. Esimest korda ajaloos on Ukraina kasutanud maismaa roboteid ja mehitamata õhusõidukeid ehk droone, et vallutada Vene positsioon ja võtta seal olnud sõdurid vangi, ilma et ükski Ukraina jalaväelane oleks selles osalenud. See on Ukraina jaoks tohutu saavutus. Kuna umbes 2 miljonit ukrainlast on praegu mobilisatsiooni vältimise eest tagaotsitavad, leiab Ukraina uusi lahendusi suurtele probleemidele, mida on tulnud lahendada alates sellest ajast, kui Putin tungis riiki. Inimesed ei taha võidelda, see on arusaadav. Ukraina ehitab robotid, mis võitlevad nende eest. Esimest korda selle sõja ajaloos vallutati vaenlase positsioon täielikult mehitamata platvormide, maismaasüsteemide ja droonide abil. Okupandid andsid alla ning operatsioon viidi läbi ilma jalaväeta ja ilma kaotusteta meie poolel, kuulutas Ukraina president uhkusega Ukraina presidendi kantselei veebilehel avaldatud postituses. See räägib sellest, kuidas Ukraina arendab tehnoloogiaid, mille eesmärk on päästa sõdurite elusid, ja see on sõja tulevik, kus Putin loodab Venemaa ülekaalukale inimressursile, et proovida Ukraina kaitset nõrgestada. See strateegia enam ei toimi. Ukraina võtab territooriumi tagasi ja sunnib vastaseid alla andma, jättes inimjõu mängust välja. Astume korraks Vene sõduri kulunud saabastesse. Esiteks, ole õnnelik, et sul need saapad üldse olemas on. Paljud su kaasvõitlejad on pidanud juba 2022. aasta detsembrist alates ise endale varustust ostma, sest Venemaa laovarud isegi kõige elementaarsematest asjadest on olnud peaaegu otsas juba sellest ajast, kui Putin alustas oma täiemahulist sissetungi. Oled siiski Ukrainas ja kuidagi on sul koos väikese Vene sõdurite üksusega õnnestunud rajada kaitsepositsioon. Ootad, et tagalast saabuks rohkem sõdureid ja varustust, et oma positsiooni tugevdada, kuigi sul pole aimugi, kas nad üldse tulevad. Starlink ei tööta ja Telegram on blokeeritud, nii et sa ei saa oma ülemustelt üldse mingit infot. Nii et sa varjud ja loodad, et Ukraina sind ei leia. Need lootused purunevad, kui kuuled enda kohal drooni suminat, mis on selgelt sinu asukoha avastanud. Haarad oma automaadi. Varsti pead kaitsma seda väikest maatükki, mille aitasid Ukrainalt varastada. Nende sõdurite eest, kes tulevad seda tagasi võtma. Ainult, et seda ei juhtu. Õhudroonide sumin muutub valjemaks. Kamikaatse droonid hakkavad sinu peidukohta ründama. Piilud välja oodates, et näed silmapiiril lähenevaid sõdureid. Aga see pole see, mida sa näed. Kauguses, kuid aina lähemale jõudes, on ratastel ja roomikutel metallist koletised. Need liiguvad sinu positsiooni poole ja sa ei pea isegi lasku tegema, et teada, et käsitulirelvade tuli ei suuda neid eriti peatada. Mitte, et sa saaksid tulistada, sest niipea kui pea välja pistad, lendab sinu poole FPV-droon. Siis jääb kõik seisma. Vaatad uuesti. Terve üksus roboteid, mõned taevas ja teised maapinnal seisavad su ees. Mis valik sul on? Sa võid masinate käe läbi surra või valge lipu heisata ja lasta neil end kinni võtta. Sa oled targem kui enamik. Valge lipp tõuseb üles. Ja just nii kaotad sina ja su kaaslased territooriumi, mille olete hõivanud ning lubate Ukrainal saavutada midagi maailmas enneolematut, mis viitab täiesti uuele strateegiale, mida Ukraina näib nüüd kavatsevad kogu lahinguväljal rakendada. Aga oota korraks, võid sa mõelda, kas sa pole midagi sellist varem kuulnud? Just sellel samal kanalil oled sa võib-olla vaadanud videoid, kus me rääkisime sulle, kuidas Ukraina kasutas roboteid, et sundida Vene sõdureid varem alla andma. See on tõepoolest nii. Zelenski poolt kirjeldatud juhtum on Ukraina suure töö tulemus, kus riik on varem suutnud üksikutes juhtumites Vene sõdureid kinni võtta maapealsete robotite ja droonide abil. Näiteks jaanuaris tuli uudis, et Ukraina suutis kasutada tehisintellektiga varustatud TW7,62 maapealset robotit, et võtta 3 Vene sõdurit sõjavangidena kinni. Selle väite esitasid robotitootjad DevDroid ning sellega kaasnes video, kus Putini käsilased andsid maapealsele robotile alla. Ka Forbes on teatanud Vene sõdurite alistumisest Ukraina robotarmeele. 11. märtsil ilmus video, kus sõdurid lehvitasid metafoorset valget lippu droonile, millel oli küljes valju hääldi, mis andis neile ühemõtteliselt teada, mis nendega juhtub, kui nad alla ei anna. 4 sõdurit kasutasid võimalust selles juhtumis vangi langeda, tõenäoliselt pärast seda, kui nad olid vaid mõni minut varem näinud paljusid oma kaaslasi Ukraina droonide tõttu hukkumas. Juba 2024.
Aasta augustis kasutas Ukraina strateegiat, kus droonidele olid paigaldatud valjuhääldid, et sundida Vene sõdurit alla andma. Selles olukorras oli sõdur oma üksuse poolt maha jäetud. Seega oli ta tõenäoliselt rõõmus, kui droon, mida ta arvas olevat tulnud teda tapma, hakkas hoopis rääkima tema vangivõtmisest. Seega jääb fakt kehtima, allaandmisi Ukraina droonidele ja robotitele on varemgi juhtunud. Viimase juhtumi ja varasemate vahe on aga selles, et nüüd muutub olukord Ukraina jaoks tõsiseks. Kõik senised allaandmised on olnud üksikud juhtumid ega ole toonud Ukrainale olulisi edusamme omaenda territooriumil. Aga see viimane juhtum on teistsugune. Ja erinevus seisneb selles, et Ukraina sundis nii Vene sõdureid alla andma, kui kasutas nii oma droone kui ka maismaaroboteid, et tagasi vallutada territoorium, mida need sõdurid olid okupeerinud. Zelenski pole täpselt avalikustanud, kus territooriumi vabastamine aset leidis, kuigi tundub kõige tõenäolisem, et see juhtus kusagil lõunas. Ukraina on jaanuari lõpust alates lõunas vasturünnakuid teinud, mille tulemusena on ta tagasi vallutanud umbes 480 ruutkilomeetrit ehk umbes 185 ruutmiili oma maad. Nüüd saame lisada ka selle maa, mille Ukraina droonid ja maismaarobotid on just vabastanud, seda kõike ilma ühegi jalaväelase abita. Zelenski mainis kiiresti mitmeid Ukraina robotisüsteeme, sealhulgas Volaja, Termit, Ardal, Rattel, Protector ja Snake. Ta ei öelnud, millised neist süsteemidest, kui üldse, olid seotud selle maailmas esmakordse saavutusega, mille Ukraina just korda saatis, kuid ta tõi välja veel midagi väga huvitavat. Ukraina robotid ei võta tagasi mitte ainult territooriumi. Need masinad päästavad aktiivselt elusid rindel. Zelenski sõnul on Ukraina robotisüsteemid viimase 3 sõjakuu jooksul osalenud 22 000 missioonil. Kõigil juhtudel saadeti need robotid inimeste asemel piirkondadesse, kus inimesed oleksid pidanud end ohtu seadma. Ukraina territooriumi tagasivõtmine robotite abil on vaid üks näide. Pääste- ja logistikaoperatsioone viivad samuti läbi Ukraina maapealsed robotid ning selle tulemusena päästetakse elusid. Teisisõnu, elusid päästeti rohkem kui 22 000 korda. Sõduri asemel läks kõige ohtlikumatesse piirkondadesse robot. See puudutab kõrgtehnoloogiat kõrgeima väärtuse, inimelu kaitsel, kuulutas Zelenski, kui ta teatas Ukraina tähelepanuväärsest saavutusest. See, mida me nüüd nägema hakkame, on täielik muutus selles, mida tähendab Ukrainas võidelda. Venemaa polnud selleks kõigeks valmis. Kui Putin alustas oma sissetungi, arvas ta, et tööjõust ja tavapärasest tehnikast piisab sõja võitmiseks. Isegi pärast seda, kui tema esialgne sõjaline erioperatsioon ebaõnnestus, arvas Putin, et kurnamissõjale üleminek viib selleni, et Ukraina armee on praeguseks kurnatud ja kadunud. Isegi veel 2025. Aasta septembris teatas Sõjauuringute Instituut, et Putin uskus, et Venemaa suudab Ukrainast, tema droonidest ja kogu lääne toetusest, mida riik on saanud, kauem vastu pidada. 700 000 Vene sõduri viibimine Ukrainas pidi olema võiduvõti. On ainult üks probleem. Selleks, et tööjõuga kurnamissõda võita, pead sa hävitama vastaspoole sõdureid. Venemaa seisab nüüd silmitsi sõjatüübiga, milleks ta polnud kunagi valmis. Nagu Zelenski ise ütleb, on tulevik juba rindel ja Ukraina ehitab seda. See tulevik annab endast märku veelgi rohkematel viisidel, kui vaid sõdurite vangistamine ja territooriumi hõivamine droonide ja robotite abil. Masinate tõus on Ukraina lahinguväljal käes ja Ukraina robotite eelis kasvab palju suuremaks, kui Venemaa suudab taluda. Enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada. Iga mööduva kuuga teevad robotid ja droonid Ukrainas üha rohkem. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrski sõnul täitsid robotikompleksid märtsis 50% rohkem ülesandeid kui veebruaris, mis on selline trend, mida oleme näinud alates sellest, kui Ukraina hakkas lisaks droonidele kasutama ka maismaaroboteid. Selliste kasvude kõrval kaasnevad Venemaale suured kaotused. Samuti avalikustas Sõrski aprillis, et Ukraina droonid põhjustasid märtsis 29% rohkem vaenlase kaotusi kui eelmisel kuul. Lisaks täitsid rindel töötavad robotid märtsis Ukrainas kokku umbes 9000 missiooni, mis on märkimisväärne kasv võrreldes vaid mõne kuu taguste näitajatega. Näiteks 2025 aasta novembris viisid robotid läbi vähem kui kolmandiku missioonidest. Toona oli missioonide arv 2900. Mitte miski sellest ei juhtu juhuslikult. See kõik on väga koordineeritud pingutuse tulemus, mida Ukraina teeb selleks, et muuta robotid tänapäeva sõduriteks. Me näeme seda Ukraina robotarmee plahvatuslikus kasvus. Euromüden pressiandmetel kasutas 2025 aasta novembris 67 Ukraina üksust maismaa roboteid logistikaülesannete täitmiseks. Märtsiks oli üksuste arv tõusnud 167.
Kui otsite põhjust, miks Ukraina robotmissioonide arv nende 2 kuu vahel enam kui 3-kordistus, siis siin on teie vastus. Umbes 3 korda rohkem üksusi, kes kasutavad roboteid, tähendab umbes 3 korda rohkem missioone, mida need robotid täidavad. Ukraina kaitsetööstus suurendab samuti tootmist, et vastata strateegia vajadustele, mis tugineb üha enam droonidele ja mehitamata õhusõidukitele. Zelenski ütleb, et Ukraina mehitamata õhusõidukite tootjad on nüüd võimelised igal aastal tootma miljoneid lendavaid surmamasinaid. 2025. aasta lõpuks oli see arv tõusnud 4 miljonini aastas ning Ukraina partnerite poolt antav lisarahastus või oma robootika müük teistele riikidele võib tootmismahtu veelgi suurendada. Maapealsete robotite vallas teatas Interpreter märtsi lõpus, et Ukrainas on 280 ettevõtet, mis kõik on pühendunud selliste robotite ehitamisele, nagu Ukraina kasutas oma enneolematul üritusel. Nende ettevõtete toodetud robotid transpordivad sadu tonne varustust ning osalevad ka pääste- ja ründeoperatsioonides. Mõned Ukraina sõjaväelased, näiteks Andri Boletski, 3. armee korpuse komandör, usuvad, et need robotid vähendavad Ukraina eesliini jalaväe vajadust ainuüksi 2026 aasta lõpuks 30% võrra. Tulevikus võib koguni 80% ülesannetest, mida Ukraina varem vajas sõdurite täitmiseks, täita droonid ja robotid. Midagi on muutumas ka selles, kuidas Ukraina oma roboteid kasutab. Varem on maismaa roboteid kasutatud peaaegu eranditult logistikaülesannete täitmiseks. Need olid ja on siiani metallist masinad, millele Ukraina saab laadida palju rohkem varustust, kui inimesed suudaksid kanda. Valdav enamus, 9000 missioonist, mille Ukraina robotid märtsis täitsid, olid seotud logistikaga. Kui aga aprillis vallutatud territoorium ja Vene sõdurite tabamine meile midagi näitab, siis seda, et Ukraina töötab selle nimel, et muuta oma maismaa robotid sama tõhusaks ründejõuks, kui nad on logistilises rollis. Foreign Policy tõi selle valdkonna muutuse esile 13. aprillil. Seal tuuakse välja, et üks põhjusi, miks maismaa roboteid Ukrainas nii suures mahus ehitatakse ja kasutatakse, on see, et nende ehitamine maksab keskmiselt alla $20,000. Taustaks. Ukraina rindel töötav sõdur teenib umbes $2500 kuus, vahendas Ukraina uus hääl. Ukraina. Vaid 8 kuuga muutub maismaa robotsõdurist kuluefektiivsemaks. Ja see kõik on ilma lisakuludeta, mis tekivad rindesõduri väljaõpetamisel ja varustamisel. Need kulud lisavad tuhandeid selle sõduri aastasele tegevuskulule. Mis puudutab maapealset robotit, siis see ei vaja toitu, motivatsiooni, riideid ega väljaõpet. Kõik, mida ta vajab, on operaator, kellel on sihtmärk. Kõik muu on kokku pandud $20,000 suurusesse paketti, võib-olla lisandub sellele veel paar dollarit, kui robotil on kaasas lõhkeained või külge kinnitatud automaat, mida saab kasutada lahingutegevuses. Ukraina robotirohkel strateegial on mõned puudused, mida me hakkame nägema. Venemaa elektrooniline sõjapidamine ehk EW on üks neist. Ukraina robotitel on tarkvara ja seda tarkvara tuleb sageli, tihti iga kuu uuendada, et tõrjuda uut EW-d, mida Venemaa lahinguväljale toob. Kuna Ukraina enda tegevuse tõttu laienevad tapmistsoonid, tuleb robotid ja droonid pärast üksustesse jõudmist ümber kohandada. See teine probleem on tegelikult hea probleem. Suuremad tapmistsoonid tähendavad, et rohkem Vene sõdureid hukkub enne, kui nad jõuavad Ukraina kaitstavate rindejoonte lähedale. Üksused on tõenäoliselt valmis tegema mõned muudatused, kui see tähendab, et Vene väed peavad enne rünnakut läbima rohkemate miilide jagu droonides kubisevat territooriumi. Siiski, hoolimata puudustest, on selge, et Ukraina droonide ja robotite ülekaal Venemaa ees kasvab ning me hakkame juba nägema selle mõju. Ukraina lahinguväljal ja Venemaa sees tekitab Ukraina robotarmee kaost. Alistumiste sundimine ja territooriumi hõivamine on vaid jäämäe tipp. Venemaa sees on Ukraina kasutanud oma kaugmaa droone, et laastada Venemaa naftatööstust. Rida rünnakuid Venemaa Läänemere sadamate vastu märtsis ja aprillis viisid selleni, et Venemaa kaotas ligipääsu rajatistele, mis käitlevad kuni 45% tema naftaekspordist Fortune'i andmetel. Ainult Primorski sadamas, mis on üks 2 kõnealusest Läänemere sadamast, põhjustasid Ukraina droonirünnakud $200 miljoni väärtuses Venemaa ladustatud nafta hävimise. Ja see on enne, kui arvestada sadamasse või Osluga naftaterminali kinni jäänud $100 miljonite väärtuses naftat, mis pole Ukraina rünnakute tõttu saanud sealt lahkuda. Rekordeid purustatakse ka Ukraina sees lahinguväljal. 22 000 missiooni 3 kuu jooksul ja 9000 missiooni ainult märtsis on mõlemad uued rekordid ning koos juba arutatud juhtumiga on need maailmas esmakordsed. Pikamaa droonide vallas on Ukraina samuti püstitanud kauguse rekordi. Zelenski on avalikustanud, et kõige kaugemal, kuhu Ukraina droon on sihtmärgini lennanud, on nüüd 1750 kilomeetrit ehk veidi üle 1080 miili Ukraina piirist. Zelenski hoiatas, et neid tuleb veel. Venemaal tuleb selle faktiga arvestada, sest ta teab, et Ukraina suudab nüüd rünnata tema territooriumi sügavamalt kui kunagi varem.
automatiseerimine on samuti kõikjal Ukraina droonide ja robotite armees. Võtame näiteks Horneti drooni. 14. aprillil teatas United24, et Ukraina Hornetid, mida tavaliselt nimetatakse FPV-drooni või rändamoonaks, on varustatud automatiseeritud sihtimissüsteemidega, mis võimaldavad neil rünnata ja tabada Vene sihtmärke ilma droonioperaatori sekkumiseta. Need uued droonid liituvad paljude teistega, sest Ukraina kasutab nüüd rindel umbes 30% rohkem ründedroone kui Venemaa. See, mida me siin näeme, on märgatav hüpe, mis peaaegu tundub, nagu oleks see juhtunud üleöö. Tegelikult ei ole. Ukraina on aastaid ehitanud ja katsetanud. See arendab pidevalt uusi droonitüüpe ja selle kaitsetööstus on kasvanud nii tugevaks, et paljud teised riigid kadestavad seda. 2026 aasta on lihtsalt see aeg, kui kogu see raske töö hakkab vilja kandma ja Venemaa ega Putin ei saa selle vastu midagi teha. Mida näitab meile see, et Ukraina suutis sundida Vene sõdureid kaasaegse sõjaajaloo kõige kummalisemale ja murrangulisemale alistumisele. See sündmus ise on tähelepanuväärne. Võiksime isegi väita, et see on omamoodi mall, kuna Venemaa toetub üha enam infiltreerumistaktikatele, kasutades väikseid jalaväeüksusi, et saada Ukrainas ebakindel kontroll territooriumi üle. UAV-de ja maapealsete robotite kombinatsioon, mida Ukraina just kasutas jalaväete vabastusmissioonil, võib saada standardiks sarnastele operatsioonidele kogu rindejoonel. Siil, kus Venemaa positsioonid pole kindlad ja see kehtib paljude kohtade kohta, kus infiltreerujad liiguvad edasi, on Ukrainal nüüd uus võimalus, mis kõrvaldab riski oma jalaväelastele ja on osutunud tõhusaks. Venemaa vaatab otse droonisõja relvatorusse. See relv on vinnastatud, laskemoon on laetud. Nüüd on see valmis tulistama otse Putini ja tema kaaslaste pihta. Maapealsed robotid liiguvad lahinguväljal, võtavad sõdureid vangi, evakueerivad Ukraina vägesid ja toimetavad varustust kohale. Droonid hävitavad Venemaad rindel, tapatsoonides, tagalas ja ka Venemaa sees. Ukrainal on rohkem droone, parem tehnoloogia, jätkuv toetus ja võib-olla kõige tähtsam, tal on põhjus edasi võidelda. Venemaa sõdurid annavad end robotitele vangi, sest nad on lõksus sõjas, kus nad olla ei taha. Ukraina uus lähenemine sõdimisele muudab selle niigi põrguliku sõja talumatuks sõduritele, keda Putin sunnib rindele. Praegu saavad Vene sõdurid Donetski piirkonnas valusa kogemuse sellest, kui suureks on Ukraina robotite ülekaal kasvanud. Midagi läheb Venemaa jaoks Donetskis väga valesti. 9000 missiooni 30 päevaga. See on viimane pealkiri Ukraina sõjast, kuna Ukraina on teinud Venemaa vastu midagi nii suurt, et see jääb ajalukku. Venemaa on põlvili. Ukraina maismaa droonid on selle sinna pannud. See, mis Ukrainal nüüd on elutute relvade armee, mis laseb Venemaal verest tühjaks ja saab võtmeteguriks võidus Putini üha nõrgenevate jõudude üle. Robotite pealetung on tõeline. Putin seisab silmitsi päriselulise masinate tõusuga. Märts on olnud Ukrainale maapealsete robotite rindel tohutu kuu, sest on purustatud kõik varasemad rekordid selle innovaatilise tehnoloogia kasutamisel sõjas Venemaaga. Ainult möödunud kuu jooksul on Ukraina käivitanud üle 9000 missiooni, kasutades oma maapealseid roboteid, mis näitab, et need robotid on muutumas Ukraina sõjaväe põhiosaks ning et nad täidavad edukalt kõik neile seatud ülesanded. See edu ongi suur osa põhjusest, miks me näeme praegu rekordilisi operatsioonide arve. Ukraina kaitseministeerium toob selle fakti esile diagrammis, kus näitab, kui palju on Ukraina sõltuvus oma maapealsetest robotitest, tuntud ka kui mehitamata maismaa sõidukid ehk UGV-d, vaid 5 kuuga kasvanud. 2025 aasta novembris viisid need UGV-d läbi umbes 2900 missiooni. See on juba iseenesest muljetavaldav number, mis näitab peaaegu 100 missiooni täitmist päevas. Kuid see oli ka alles varajane märk sellest tohutust UGV-de tohutust lainest, mille Ukraina valmistus sõjas valla päästma. Detsembriks oli kuus täidetud maismaarobotite missioonide arv peaaegu kahekordistunud, kuna Ukraina UGV-d täitsid üle 5200 ülesande. Jaanuaris lisandus igakuisele UGV-de koguarvule üle 2000 missiooni. Ja kuigi veebruaris oli suhteline vaibumine, kuna UGV missioonide kasv oli vaid 400 kokku, üle 7900 on märtsis Ukraina taas oma UGV-de kasutamist hüppeliselt suurendanud. 9000 missiooni 1 kuuga. See tähendab üle 290 maismaa operatsiooni UGV-dega iga päev. Siin hakkab välja kujunema teatud muster. Kuna Ukraina seisab rindel silmitsi mitmete väljakutsetega, sealhulgas elavjõu puudusega, mida me hiljem lähemalt uurime, on ta pöördunud selle peamise asja poole, mis on aidanud tal püsida konkurentsis sõjas, mille ta oleks pidanud juba aastaid tagasi kaotama. Tehnoloogia on sageli olnud Ukraina päästja ning tema teadmised drooni- ja robootikatehnoloogias tulevad esile aastal 2026, mis näib nüüd olevat sõja pöördepunkt.
robotid on tõusuteel. Ukraina toob selle esile mitte ainult UGV-de poolt täidetavate missioonide arvu poolest, vaid ka nende üksuste arvu poolest, kes neid roboteid nüüd aktiivselt kasutavad. Euromaidani press toob selle välja oma raportis Ukraina viimase saavutuse kohta, märkides, et koos UGV-de operatsioonide arvu kasvuga on järsult suurenenud ka UGV-sid kasutavate Ukraina üksuste arv. 2025 aasta novembris kasutas maapealseid roboteid vaid 67 Ukraina sõjaväeüksust. Tänaseks kasutab maapealseid roboteid juba 167 Ukraina üksust. Nende seas on üksused, mida Kaitseministeerium on esile tõstnud kui parimaid. Esimene eraldi meditsiinipataljon kasutab UGV-sid väga aktiivselt, kui uurime Ukraina maapealsete robotite hämmastavat arengut. Siiski leiavad UGV-d kasutust ka Ukraina ründeüksustes, näiteks 3. eraldi ründebrigaaž ja 92. eraldi ründebrigaad. On samuti silmapaistvad üksused, mida Ukraina Kaitseministeerium on nimeliselt esile tõstnud. Ukraina lisab, et ka 3. operatiivbrigaad ja 95. eraldi poliits- ja õhudessantbrigaad on UGV-sid suurepäraselt kasutanud. See on lai valik üksusi, millest igaühel on erinev eesmärk. Ja see näitab meile, et maismaadroonide tehnoloogias on toimunud selge nihe, mis on muutnud UGV-d Ukraina arsenali ühtedeks kõige mitmekülgsemateks vahenditeks. Maapealsed robotid ei ole mingi täiesti uus tehnoloogia, mis oleks alles hiljuti Ukrainasse jõudnud. Nagu sageli juhtub, on see, mis näib olevat üleöö saavutatud edu, tegelikult aastatepikkuse töö tulemus, mis on aidanud kaasa tehnoloogia arengule, mis nüüd hakkab näitama oma tõelist potentsiaali. Varased maapealsed robotid, mida Ukrainas kasutati, olid üsna algelised võrreldes sellega, mida me täna lahinguväljal näeme. See ei tähenda, et need poleks olnud kasulikud. Juba 2025 aasta novembris, mis pole juhuslikult ka Ukraina Kaitseministeeriumi andmete alguspunkt, kasutati UGV-sid kogu rindejoonel varustusmasinatena, kuna Vene mehitamata õhusõidukid muutsid Ukraina vägede ja traditsiooniliste sõidukite jaoks varustuse transportimise ilma sihtmärgiks sattumata äärmiselt keeruliseks. Väikesed UGV-d, mida on lihtne maskeerida ja raske märgata, hakkasid endale nime tegema. Need suutsid viia toitu ja laskemoona tagalast rindele, nagu nad on teinud ka lahingupiirkondades nagu Kropotsk, kus selline varustus tähendab sageli elu ja surma vahelist erinevust. Tol ajal ütles BBC, et Pokrovski lahing jääb tõenäoliselt ajalukku kui esimene, kus massiliselt kasutati UGV-sid nii logistiliseks toeks kui ka vahendina, millega Ukraina sai evakueerida haavatud sõdureid. Tegelikult jõudis BBC andmetel novembriks umbes 90% kõigist Pokrovski rindevägedeni toimetatud varudest kohale maapealsete robotite abil. Üks UGV-dest, mida väljaanne oma artiklis esile tõi, kandis nime Termit ja selle kandevõime on umbes 200 kilogrammi ehk 440 naela. Kaubikust maha laadituna saab seda kaugjuhitavalt sihtkohta juhtida operaator, kes asub mitme miili kaugusel. See protsess toob esile selle, mis teeb UGV-d Ukrainale nii hindamatuks. Need vähendavad riski, kuid suudavad teha palju enamatki. Mainisime hetk tagasi evakuatsioone. Pokrovski lahing võis olla eeskujuks UGV-de kasutamisele haavatud sõdurite toimetamisel kuumadest tsoonidest mujale Ukrainas tänapäeval. 7. aprillil teatas United 24 meedia, et Ukraina suutis vaid 24 tunni jooksul oma maismaarobotitega läbi viia 6 evakuatsiooni. Need robotid ei ole keerulised, vähemalt välimuse ja funktsioonide poolest. Need näevad välja nagu kanderaamid ratastel, sageli varrastega, mis võimaldavad vigastatud sõduri peale laadida. Nad suudavad läbida suuri vahemaid palju kiiremini kui inimene, kes üritab haavatud sõdurit lahinguväljalt ära kanda. 24-tunnise operatsiooni jooksul, millest teatas United 24 Media, läbisid 2 Ukraina UGV-d kokku umbes 300 kilomeetrit ehk ligikaudu 186 miili. Leia inimene, kes suudab sellise vahemaa 24 tunniga läbida ja oled leidnud sõdurit, keda lihtsalt pole olemas. Praegu on 6 Ukraina sõdurit elus tänu UGV-dele. On ka Vene sõdureid, kes on surnud Ukraina maismaaroboti tehnoloogia tõttu. Kuna see tehnoloogia on arenenud, on Ukraina liikunud edasi UGV-de kasutamisest ainult logistika ja evakuatsiooni jaoks. Kunagi ohutud sõidukid muudetakse nüüd surmavateks ründerelvadeks. Ja just sellises kasutuses muutuvad asjad Venemaa jaoks tõeliselt tõsiseks. Aga enne kui sellesse süveneme, vaatate te saadet The Military Show. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg seda teha, et sa ei jääks ilma ühestki meie videost. 2026 aastal alustas Ukraina ulatuslikku kampaaniat relvastatud mehitamata maismaa sõidukite kasutuselevõtuks. Ja need tapjarobotid annavad Venemaa vägedele tunda palju käega katsutavamal ja laastavamal moel kui need robotid, mida Ukraina kasutab logistika ja evakuatsiooni jaoks. Ukraina innovatsioonivõime ja oskus kasutada kõike, mis käepärast on, surmavate relvade loomiseks, on siin eriti esile tõusnud. BBC teatel on Ukraina K2 brigaad, mis nende sõnul on esimene, kellel on spetsiaalne UGV pataljon, hakanud paigaldama oma maismaarobotitele Kalašnikovi kuulipildujaid.
Nagu märgib Oleksandr Afansajev, kes juhib K2 brigaadi UGV pataljoni, avavad nad tule lahinguväljal, kus jalaväelane kardaks kohale ilmuda, kuid UGV on valmis oma olemasolu ohtu seadma. Kujutage ette, mida see tähendab nendele väikestele Vene sõdurite üksustele, keda Putin on saatnud Ukraina territooriumile imbuma. Need üksused võivad oodata droone taevas või sõdureid maapinnal, kuid siis seisavad nad silmitsi millegagi, mis näeb välja nagu väike tank, millel on peal kuulipilduja. Alistumine on ainus võimalus ja see tuleb teha kiiresti, sest see mehitamata maismaasõiduk võib kuulipildujaga tuld anda ja siis edasi liikuda, mõtlemata sellele, mida ta teeb. See ei pea mõtlema, sellel puudub arusaam surmast ja kui Venemaa sõdurid suudavad selle kuidagi kahjutuks teha, saab selle lihtsalt asendada teise masinaga. Putini käsilastel pole vaja muretseda ainult ringi liikuvate kuulipildujatega mehitamata maismaasõidukite pärast. Maapealsed robotid võivad kanda ka pomme. Ukraina on leidnud väga võimsaid viise selle funktsionaalsuse kasutamiseks. Lõppude lõpuks pidage meeles, mida me oleme teile juba mehitamata maismaasõidukite kohta rääkinud. Need on sageli piisavalt väikesed, et liikuda märkamatult. Mehitamata maismaasõidukeid saab samuti varju all ära peita, sageli tundideks, säästes nende akusid, kuni nad ootavad, et varitseda aimamatuid Vene vägesid, kellele ei vea ja kes valivad selle koha peidupaigaks. Ja mitmesaja naela kandevõimega on mehitamata maismaasõiduk enam kui suuteline toimetama sellist tulejõudu, mis võib venelase elu hetkega hävitada. Nägime seda jaanuaris, kui ilmusid kaadrid Ukraina 3. armee korpuse poolt läbi viidud mehitamata maismaasõiduki missioonist. See video tõi esile, kuidas mehitamata maismaasõiduki operaator kasutas juhtpulti, mis nägi välja, nagu see oleks otse videomängu konsoolist võetud, et juhtida väikest UGV-d varisenud hoonesse. Huulikalt rusude vahel navigeerides, mis samuti näitab, kui palju UGV-d on arenenud raskel maastikul liikumiseks, siseneb robot väikesest avausest, kus Vene sõdurid üritavad end peita. Pau! Hiiglaslik plahvatus hävitab laagris olnud venelased. Hiljem selgus, et Ukraina UGV oli sihtmärgini jõudmiseks läbinud umbes 20 kilomeetrit ehk umbes 12,4 miili ning kandis endaga 12 maamiini. Jällegi kasutab Ukraina seda, mis tal on, et Venemaad kahjustada ja just seda ta tegi, Venemaa sõdureid laastavalt rivist välja lüües. Kaugjuhitav UGV, mis kannab miine, mida saab distantsilt lõhkuda, on tohutu oht infiltreerumisüksustele, kelle ülesandeks on varjatuks jääda. Need varjatud üksused ei näe, mis nende poole liigub. Kui UGV kohale jõuab, on neil juba liiga hilja midagi ette võtta. Ja veelgi enam, Venemaa peab juba tegelema UGV-dega, mis toetavad Ukraina maavägesid ja ründavad otse Putini sõdureid. Mida Venemaa kunagi ei oodanud, oli see, et ta peab muretsema ka sellepärast, et UGV-des saavad olulised tööriistad, mida Ukraina saab kasutada, et vähendada kahju, mida Venemaa üritab oma õhurünnakutega Ukraina linnadele põhjustada. 4. aprillil avaldas Kiev Independent, et Ukraina sõdurid kasutasid esimest korda spetsiaalset tuletõrje UGV-d, kui nad tegelesid tulekahjuga Donetski oblastis asuvas Kramatorski linnas. Praegu on see linn üks Venemaa kevadrünnaku sihtmärke ning sinna on tabanud Vene rünnak, mis põhjustas tulekahju elamurajoonis. See tulekahju levis gaasiballoonide suunas. Sõdurite või inimtuletõrjujate saatmine seda kustutama oleks olnud tohutu risk. Nii et Ukraina valis variandi B. Nad saatsid sisse mehitamata maismaasõiduki, mis suutis tule piisavalt maha suruda, et selle levikut peatada. UGV-d juhtivad sõdurid said jääda ohutusse kaugusesse, mis kõrvaldas nii gaasiballoonide põhjustatud riski, kui ka vähendas võimalust, et kordub Vene suurtükituli, mis selle probleemi üldse põhjustas. Jällegi, just selline loovus on võimaldanud Ukrainal nii kaua vastu pidada Venemaa näiliselt lõputu elavjõuvaru vastu. Ja kogu see jutt riskide minimeerimisest viib meid sujuvalt selleni, mida Ukraina UGV-d ja tõsiasi, et neid kasutatakse rohkemates operatsioonides kui kunagi varem tegelikult tähendavad. Nii olulised kui need juhtumid, mida oleme seni esile tõstnud ka poleks, on just need eelised, mis peituvad nähtava taga Ukrainale eluliselt tähtsad. Üks neist eelistest on eriti oluline ja seda vajab Ukraina hädasti. UGV-d aitavad oluliselt leevendada Ukraina elavjõu puudust. Pärast enam kui 4 aastat kestnud sõda seisab Ukraina silmitsi paljude väljakutsetega, kui on vaja tuua rindele hädavajalikku elavjõudu. Carnegie Endowmenti märtsikuu artikli kohaselt hõlmavad need väljakutsed tõsiseid puudujääke mõnes rindelõigus, rekordilisi puudumismäärasid sõjaväes ja vabatahtlike värvatute arvu vähenemist. Kui sellele kõigele lisada olemasolevate sõdurite väsimus, kes on pidevas ellujäämisvõitluses, kus nad kõrvaldavad hulgaliselt Vene sõdureid, kuid näevad, kuidas nende asemele tuleb aina uusi, siis ongi näha kriisi esimesi märke. DV toob välja, et Ukraina ei ole elavjõust päriselt ilma. Iga kuu kutsutakse riigis ajateenistusse umbes 30 000 kuni 35 000 inimest. Väljaanne märgib aga, et paljud neist tulevastest sõduritest osalevad Ukraina sõjalises väljaõppes vastu oma tahtmist ning see põhjustabki kõrget desertöörluse taset, mida Ukraina praegu kogeb.
Ukraina püüab neid elavjõuprobleeme leevendada. Ukraina on pikendanud sõjalise väljaõppe kestust 30 päevalt 51 päevani, et tagada värvatutele parem ettevalmistus eesliini eluks. Forbes lisab, et mõned Ukraina sõjaväe kõrgema juhtkonna liikmed väidavad samuti, et Ukraina peab paremini paigutama mobiliseeritud vägesid. Moraal, kuigi see jääb alati väljakutseks, muutub vähem probleemiks, kui sõdurid ei tunne, et neid on saadetud ainult sinna, kus Ukrainal on vaja kiireid lahendusi, väitis Azovi brigaadi endine staabiülem Bohdan Kratovitš. Tema seisukoht, mida Ukraina näib samuti püüavad lahendada, on see, et värvatud peavad teadma rohkem ja tundma end sõjas kasulikuna, vastasel juhul hakkavad nad tundma end pelgalt täitejõuna. Kõike seda raskendab veelgi Venemaa juba olemasolev inimressursi eelis. Venemaal on elanikkond, mis on umbes 4 korda suurem kui Ukrainal ning ta suudab taluda kaotusi, mis ulatuvad nüüdseks enam kui 1,3 miljonini. Ukrainal ei ole sellist võimekust ega soovi kaotada vägesid nii suures ulatuses. UGV-de, mehitamata maismaasõidukite tõus, on võtmetähtsusega kõiges, mida Ukraina maismaal teeb, kui tema sõda Venemaaga liigub aastasse 2026 ja kaugemale. West Pointi kaasaegse sõjainstituudi andmetel on Ukraina UGV-de, mehitamata maismaasõidukite, kasvav kasutamine juba vähendanud isikkoosseisu kaotusi kuni 30% võrra, nagu väidab Ukraina kindralstaap. See üksi on juba suur eelis maismaarobotite kasutamisel. Vähem kaotusi tähendab, et Ukraina ei pea nii palju muretsema hukkunud ja haavatud sõdurite asendamise pärast. See omakorda annab Ukrainale veidi hingamisruumi, et tegeleda paigutamise ja väljaõppega seotud väljakutsetega, millest oleme rääkinud, nagu näeme ka selles, et Ukraina annab nüüd oma uutele värvatutele 21 päeva rohkem väljaõpet. Ukraina jaoks on maismaarobotid sama palju seotud oma enda personali kaotuste vähendamisega kui Putini vägede kaotuste suurendamisega. Lõppude lõpuks tõestavad maismaarobotid nüüd, et nad võivad olla ründejõud. Kuid just Ukraina mehitamata õhusõidukid hävitavad Vene sõdureid ja varustust kiiremini kui miski muu, mis Ukrainal arsenalis on. Need õhudroonid asendavad Ukraina sõdureid tohututes tapatsoonides, mille Ukraina on loonud. UGV-d asendavad neid logistika ja meditsiinilise evakuatsiooni rindel. United24 meedia andmetel usuvad mõned Ukraina sõjaväelased, et UGV-d võivad olla ka võtmeks sõdurite asendamisel, keda Ukrainal värbamise kaudu pole. Teisisõnu, nad asendavadki nii palju, kui räägitakse. Andri Biletski, kes juhib Ukraina 3. armeekorpust ja mida võite mäletada UGV loost, mis toimetas miine Vene diversantidele, väidab, et Ukraina on revolutsiooni lävel. UGV-d võiksid täielikult asendada 3% sõduritest, kes Ukrainal praegu maismaaoperatsioonidesse on kaasatud. Kui see ennustus täide läheb, on see Ukraina jaoks tohutu. Ukraina tööjõukoormus väheneks tohutult. Rindetšuunel olevad sõdurid saaksid samuti sagedamini vahetuda, mis tähendab rohkem väljapuhanud sõdureid, keda toetavad robotid ja droonid, kes võitlevad Venemaa üha kurnatumate vägede vastu. Kõiki neid eeliseid arvestades, kas on üldse ime, et Ukraina on otsustanud ehitada nii palju mehitamata maismaasõidukeid kui võimalik? Lowy instituudi andmetel on Ukrainas nüüd 280 ettevõtet, mis on pühendunud mehitamata maismaasõidukite ehitamisele. Instituut märkis 30. märtsi artiklis, et Ukraina 3. ründebrigaad kasutas mehitamata maismaasõidukeid nii paljude kaupade transportimiseks, et sama tulemuse saavutamiseks oleks vaja olnud 10 000 sõdurit, kellest igaüks oleks pidanud kandma 20 kilogrammi ehk umbes 44 naela varustust. See on Ukrainale nii suur muutus, et investeeringud mehitamata maismaasõidukitesse on pigem hädavajalikud kui lihtsalt meeldiv lisavõimalus. Ja Mestowni fondi andmetel plaanib Ukraina nüüd toota ainuüksi 2026 aastal üle 20 000 mehitamata maismaasõiduki. Kui igaüks neist robotitest suudab kanda 100 kilogrammi varustust, ja see on hinnanguliselt väga tagasihoidlik arv, siis oleks see võrdne 50 000 sõduri värbamisega. Robotid suudavad logistilises mõttes rohkem ära teha kui inimsõdurid. Selline tõhusus on Ukrainale hindamatu väärtusega, kui ta kohaneb Venemaa viimaste katsetega pommitada tema kaitset kahurilihaga 2026 aasta kevad- ja suverünnakus. Venemaa mõistab riski, mida mehitamata maismaasõidukid kujutavad tema kurnamisstrateegiale. Venemaa püüab Ukraina mehitamata maismaasõidukid mängust välja lülitada, et sundida kasutama elavjõudu, mida Ukraina ei taha kulutada. 6. aprillil avaldatud Liiga.neti raportis märgitakse, et Venemaa on loonud terveid üksusi, mille ainus eesmärk on jahtida Ukraina mehitamata maismaasõidukeid. Need üksused on laiendused neist, mille Venemaa on juba loonud Ukraina logistikaahelate sihtimiseks. Kuid nüüd seisavad nad silmitsi robotvaenlasega, keda on raskem märgata ja kes suudab teha asju, mida sõdurid ei suuda. On selge, et Venemaa katsed Ukraina peatamiseks ei toimi. Fakt, et UGV-d viivad 1 kuu jooksul läbi 9000 missiooni, on selle tõestuseks. Aga milleks Putin ja tema väed pole valmis, on see, et see, mida me Ukrainas näeme, on alles alguspunkt. Veel rohkem UGV-sid on tulemas.
tuhandeid veel. Ja kui Ukraina suudab piisavalt kiiresti üle minna suure robotiarmee kasutamisele, muutub Venemaa üle 4 aasta kestnud inimressursi eelis tähtsusetuks. Lahingus lihast ja luust inimeste ning masinate vahel jäävad inimesed alla. UGV-d võivad olla kogu Ukraina strateegia võtmeks, et Venemaad verest tühjaks jooksutada. See, mida siin näeme, on järjekordne näide sellest, kuidas Ukraina innovaatiline lähenemine sõjapidamisele on pannud Venemaa kaitsepositsioonile. See innovatsioon ei ole jäänud märkamatuks. Vaata üles taevasse. Kas see on lend? Kas see on lennuk? Ei, see on midagi nii ebainimlikku, et see paneb Vene sõdureid massiliselt Ukrainale alla andma. Iga kord, kui Ukraina selle saadab, viib see selleni, et Putini väed lehvitavad valget lippu, püüdes meeleheitlikult vältida peatset surma. Õel ja tundetu. See on miski, mille Ukraina talve jooksul ikka ja jälle valla päästis. Ja sellest saab 2026 aastal veelgi olulisem relv, kui see juba praegu on. Kas oled juba aru saanud, millest me siin räägime? Need on Ukraina droonid ja need on sundinud Venemaa sõdureid kogu talve jooksul alla andma. Ukraina kaitseminister Mikhailo Fedorov annab üksikasjad 7. märtsi postituses. Sel talvel pani rohkem kui 100 okupanti relvad maha tänu mehitamata üksuste tööle. Iga vangistatud sõdur on võimalus tuua meie kaitsjad koju, teatas Fedorov. Jõuame tema avalduse teise osani kohe. Esiteks, üle 100 okupandi, kes panevad relvad maha droonidega silmitsi seistes, on midagi, mis lihtsalt ei peaks juhtuma, aga ometi see juhtub. Ja see on sellepärast, et Putini väed teavad, kui hirmu äratavad need droonid on. Ukraina masinad lendavad pidevalt üle pea, jälgides ja oodates vähimatki märki sõdurist neist tohututest tapmistsoonides, mille Ukraina on loonud kaitstavate asulate ümber. Need droonid põhjustavad 70–80% kõigist rindel toimuvatest kaotustest. Seega teavad Venemaa sõdurid, mida tähendab, kui droon on nad sihikule võtnud. Nad on vaid sekundite kaugusel surmast. Ainus võimalus pääseda on alistuda. Ja seda näeme ikka ja jälle videos, mille Fjodorov avaldas koos oma postitusega, et tõestada, et ta ei aja lihtsalt tühja juttu. Näeme Vene sõdureid käed üles tõstetud. Mõned on avamaal lõksus, teades, et neil pole kuhugi minna. Teised on peidus varjendis, kuni avastavad, et droon on nad märganud ja on valmis põrgu valla päästma. Kaadrite vahele on aeg-ajalt pikitud näiteid sellest, mis juhtub sõduritega, kes on piisavalt rumalad, et mitte alistuda Ukraina kurja kuulutavatele lendavatele masinatele. Ja see pole ilus. Alistuvad sõdurid on tõenäoliselt näinud liiga palju näiteid sellest, mis neid ees ootab. Nad teavad paremini, kui oma elu Ukraina droonidega võideldes ohtu seada. Ja kui sa vaatamist jätkad, avastad, et need sõdurid riskivad endiselt kõigega, isegi kui nad valget lippu lehvitavad. Aga enne kui me selleni jõuame, ütlesime, et sellised droonide kaudu alistumised ei tohiks üldse juhtuda. Vähemalt pole seda kunagi varem üheski teises sõjas juhtunud, sest traditsiooniliselt toimub alistumine siis, kui sõdur või üksus on palju suurema jõu poolt nurka surutud ja neil pole enam pääsu. Teisisõnu, alistumised juhtusid harva üks-ühe vastu olukordades, vähemalt enne Ukraina sõda. Aga just seda me praegu näeme. Droonid peavad lihtsalt õhus hõljuma ja Vene sõdurid tõstavad käed üles ning järgivad droonidest tulevaid käske, et lasta end Ukraina poolt vangi võtta. Just seda Ukraina tahabki ja põhjus ongi seotud vangide vahetustega, millele Fjodorov oma postituses viitab. Ukraina droonioperaatoritel oleks väga lihtne lihtsalt sihtida neid Vene sõdureid, kelle nad lahinguväljal avastasid. Nad on seda varemgi korduvalt teinud ja teevad seda jätkuvalt, hävitades iga kuu tuhandeid Putini vägesid. Ainult 5. märtsil teatas Pravda, et Venemaa kaotas eelnenud 24 tunni jooksul hinnanguliselt 900 sõdurit, mis kinnitab fakti, et Ukraina väikesed metallist koletised on kogu sõja suurimad surmakülvajad. Lõppude lõpuks mäletage, et me ütlesime, et 70–80% kaotustest põhjustavad droonid. See tähendab, et 630–720 Venemaa kaotustest vaid 24 tunni jooksul olid Ukraina droonide või peaksime ütlema pommide ja kamikaadse rünnakute põhjustatud. Vene kaotuste määra suurendamine ei ole Ukraina jaoks kunagi halb asi. Kuid nüüd saab Ukraina kasutada oma droonide hirmutavat mainet selleks, et saada enda valdusesse midagi veel väärtuslikumat kui järjekordne Vene nimi nekroloogi veerus. Vange võttes annab Ukraina endale võimaluse vahetada neid sõdurite vastu, kelle Vene väed on kinni võtnud. Praegu on vangide vahetus tõepoolest ainus pooleldi rahumeelne tegevus, mis Venemaa ja Ukraina vahel lahinguväljal toimub. Seega annab droonide poolt ainuüksi talvel üle 100 Vene sõduri vangistamine Ukrainale väga vajaliku läbirääkimisjõu, et tuua rohkem Ukraina sõdureid koju ja võimalusel tagasi lahinguväljale. Tegelikult oleme hiljuti näinud üht sellist vangide vahetust toimumas.
Vaid päev enne seda, kui Fjodorov avaldas, mida Ukraina droonid talvel suutsid saavutada, teatas Al Jazeera, et Ukraina ja Venemaa viisid läbi 2-päevase vangide vahetuse, mille käigus kumbki pool sai tagasi 500 oma vangistatud sõdurit. Kas mõni Ukraina droonide tabatud sõduritest oli selle vahetuse osa? Me ei tea seda kindlalt, kuid see tundub tõenäoline. Ja kui nad olidki, siis näeme siin ülimat irooniat. Ukraina masinad, mis on iga Vene sõduri jaoks hirmuäratavad, on kaudselt päästjad ukrainlastele, kes muidu oleksid võib-olla vangistuses hääbunud või piinamise läbi surnud. Aga nüüd võite te mõelda, kuidas see kõik toimib. Lõppude lõpuks just rääkisime teile, et sõdurite traditsioonilisel viisil alistumisel pole droonidega mingit pistmist. See polekski saanud olla. Droonid, kuigi need eksisteerisid juba ammu enne sõda, on tõeliselt esile kerkinud kui universaalne tööriist alles Ukraina territooriumi kaitsmisel Putini agressiooni vastu. Ja just selle kaitse tugevdamisel innovatsiooni ja uute droonilahenduste abil on Ukraina suutnud arendada võimekuse võtta vange ilma, et ükski tema sõdur oleks pidanud olema vangistamise hetkel kohal. On mitu näidet, kuidas seda teha saab. Mõnel juhul mängib rolli tehisintellekt ehk AI. 27. jaanuaril teatas United 44 meedia, et üks Ukraina tehisintellektil töötav maismaa robot oli suutnud lahinguoperatsiooni käigus 3 sõdurit vangi võtta. Kõnealune robot oli droid DW7,62, mille ehitas DevDroid ja mida juhtis kaugjuhtimise teel Ukraina sõdur, kes kuulub riigi 3. eraldi ründebrigaaži. Ilma meie võitlejate elu ohtu seadmata viidi missioon lõpule kaugjuhtimise teel. Vahetusfondi on täiendatud. Selline näeb välja kaasaegne sõjapidamine. Robotid on eesliinil, inimesed on kaitstud, teatas brigaad vangivõtmisest teadaandes. Droid DW7,62 on kaugjuhitav mehitamata maismaasõiduk, mis on ehitatud pneumoplatvormile. See on üsna suur stiimul Vene sõdurile kohe alla anda. Kujuta vaid ette suurt metallikolakat, mida sa ei suuda käsitulirelvadega peatada, mis läheneb sulle kuulipildujaga, mis võib sind sekunditega tükkideks rebida ja sa mõistad, miks käed hetkega üles tõstetakse. Just siin tuleb mängu tehisintellekt, mida droon kasutab külge kinnitatud relva täpsuse ja tuleefektiivsuse parandamiseks. Võib-olla olid Venemaa 3 alistuvat sõdurit just näinud, kuidas Ukraina maismaadroon hävitas nende kaaslased eksimatu täpsusega ja otsustasid, et nemad sellisest võitlusest osa võtta ei soovi. Igal juhul näib, et drooni kasutati selleks, et juhatada alistuvad sõdurid Ukraina positsioonile, kus nad ametlikult vangi võeti. Ja see näibki olevat kogu selle asja tuum. Droon ei saa ise sõdurile plastikust käeraudu panna ega teda vahi alla võtta, kuid see, mida droon suudab, on kujutada endast nii suurt ohtu, et sõdur otsustab alistuda. Seejärel, kui sõdur drooni ähvarduse all end relvituks teeb, juhatatakse ta sinna, kuhu Ukraina soovib ja ta võetakse vangi. Tundub, et just nii juhtus ka ühes vahejuhtumis, millest United 24 meedia teatas 17. veebruaril. Selles olukorras alistus paar Vene sõdurit esmalt ühele Ukraina droonile, enne kui nad veensid veel 3 oma kaaslast sama tegema. Ja kuidas Ukraina selle saavutas? United 24 meedia sõnul oli kõnealune droon varustatud valjuhääldiga, mille kaudu Ukraina edastas hoiatusi selle kohta, mis juhtub kõigi Vene sõduritega, kes leitakse Põhja-Slobožanski suunal, mida droon patrullis. Vene sõdurid, me teame, kus te peitute. Anname teile viimase võimaluse. 1 tunni pärast hävitatakse teie variant täielikult. Kui alistute, jääte ellu ja saate oma perede juurde tagasi. Kõik teie rühmad, kes eile koos teiega liikusid, on juba hävitatud ja lamavad põldudel, kõlas sõnum valjuhääldist. See on propaganda, mis on muutunud tõeliseks jõuks. Ja Putini sõdurite jaoks on kõige hullem see, et nad teavad, et need hoiatused on 100% täpsed. Nad on näinud, kuidas kaaslased surevad massiliselt Ukraina droonide tõttu. Seega on mehitamata relv, mis annab nii konkreetse hoiatuse, midagi, mida tuleb tõsiselt võtta. Selles olukorras said 5 Vene sõdurit sõnumist aru. Seejärel järgnesid nad droonile turvalisse kohta, kus nad said alla anda. Vähemalt enamik neist tegi seda. United 24 meedia teatab, et teised Vene sõdurid tulistasid ühte neist, kes üritas alla anda, mis annab väikese vihje millelegi, mida me varem mainisime. Putini sõdurid seavad oma elu ohtu, kui nad valge lipu lehvitavad. See on olukord, kus oled hukas, kui proovid ja hävitatud drooni poolt, kui ei proovi, ja me hakkame sellesse veidi sügavamalt süvenema. Aga enne kui selleni jõuame, on meil veel palju muudki varuks. Kui saad väärtussaates The Military Show, ära unusta tellida, et sa ei jääks meie videotest ilma. Kuidas siis Vene sõdurid oma elu ohtu seavad, kui nad alistuvad Ukraina droonidele? Lõppude lõpuks tundub, et nende kogemuse halvim osa peaks ju nüüdseks möödas olema, eks? Neid pole droon õhku lasknud ja nad on teel Ukraina vangla suhtelisse turvalisusse, et seal oodata, kuni nad Venemaale tagasi vahetatakse. Kui see vaid nii lihtne oleks, öelda, et Putin suhtub Venemaa alistuvatesse sõduritesse väga halvasti, oleks veel leebelt öeldud.
Venemaa juht on mees, kes usub, et kõik, keda ta rindele saadab, peaksid tema eesmärgi nimel lõpuni võitlema ja kui nad satuvad olukorda, kust pole pääsu, peaksid nad end tapma enne, kui vangi langevad. See ei ole liialdus. 2024 aasta detsembris teatas UK Informed, et Vene sõduritele anti nende ülemate poolt juhiseid, kuidas enesetappu sooritada, kui nad satuvad ohtu vangi langeda või alla anda. See näitab lihtsalt, kui vähe hindab Putin neid sõdureid, keda ta Ukrainasse saadab. Kui Vene sõdur ei suuda end ise tappa ja annab selle asemel Ukrainale alla, võib teda ees oodata ükskõik kui õudne saatus. Parimal juhul ootad neid ees pikk vanglakaristus, mille Kreml neile määrab. Putini jaoks on vabatahtlik alistumine, nagu nägime Fjodorovi videos, kuritegu, mis väärib ränka karistust. Seda saime teada 15. aprillil 2025, kui ajaleht Moscow Times teatas, et Venemaa määras esimest korda ametliku vanglakaristuse sõdurile, kes oli Ukrainale vabatahtlikult alistunud. See sõdur, nimega Roman Ivanõšin, oli noorem seersant, kellelt võeti auaste ja kellele öeldi, et ta peab selle eest, et ta ei lasknud end Putini võimufantaasia nimel Ukrainas surra, kandma 15-aastast vanglakaristust. Nüüd arva ära, kui pikk on Venemaal karistus mõrva eest. Kui arvasid, et kuni 15 aastat oled võitja. Venemaa kriminaalkoodeksi paragrahvi 105 kohaselt karistatakse mõrva ilma raskendavate asjaoludeta 6–15 aasta pikkuse vangistusega. Raskendavate asjaoludega mõrva eest on ette nähtud pikemad karistused, sealhulgas kuni surmanuhtluseni välja. Aga see ei muuda fakti, et Ivanõšin sai karistuse, mis on mõeldud Venemaa ühiskonna kõige hullematele, ainult selle eest, et ta üritas Ukrainale alla anda. Aga võib-olla õnnestub tal vanglast pääseda. Kõik, mida ta tegema peab, on saada üheks enam kui 180 000 süüdimõistetust, keda Venemaa on oma sõjaväkke värvanud, mis ilmselt annab talle veel ühe võimaluse alla anda. Kreml tõenäoliselt ei tee Ivanõšinile sama pakkumist, mida ta teeb paljudele teistele oma kurjategijatele, välja arvatud juhul, kui ta tahab luua olukorra, kus sõdurit ootab veelgi hullem saatus kui see, mis talle juba määratud on. Lõppude lõpuks võiks öelda, et Ivanõšin on üks õnnelikest. Ta vangistati selle eest, et ta üritas Ukrainale alla anda. Teised Vene sõdurid saavad surma. Oleme seda sõja jooksul mitu korda näinud. Juulis teatas Militani ühest sellisest juhtumist, kus üks Vene sõdur tulistas teist, kui viimane üritas Ukrainale alla anda. Üks Ukraina droon jälgis kogu juhtumit ülevalt. Võib-olla kasutati seda Ukraina poolt selleks, et lastud sõdurit veenda alla andma. Juhtumist on olemas kaadrid, kuid suurem osa neist on liiga šokeerivad, et neid selles videos jagada. Kuid kui sa videot vaatad, näed, kuidas alla andev sõdur saab kaugelt ühe lasu, mille peale ta kukub kokku maapinnale. Mõni sekund hiljem läheneb tulistaja sõdurile ja laseb teda pähe. See on kohutav saatus, kuid tundub, et Venemaa lausa soodustab seda oma armees, kus iga sõdur eksisteerib vaid selleks, et end Ukraina kaitseliinide vastu heita. Kui sõdur ei tee isegi seda, on ta Putini jaoks niikuinii sama hästi kui surnud. Mis vahet on Venemaa kalgil juhil, kas see sõdur lastakse maha Ukraina või tema enda kaaslaste poolt? Vähemalt surnud sõdur ei anna Ukrainale midagi, mida nad saaksid vahetada ühe oma vangistatud sõduri vastu. Veel üks juhtum jäädvustati videosse 2025 aasta oktoobris. Seekord kajastas seda TVP World. Venemaa väed kasutasid ühte omaenda drooni, et tappa mees, kes üritas kas deserteeruda või Ukrainale alla anda. Sõdur polnud veel isegi korralikult alustanud allaandmise protsessi. Ukraina maaväed teatasid, et üks nende luuredroonidest nägi, kuidas sõdur hakkas oma relva maha panema, tõenäoliselt valmistudes Ukrainale alla andma. Peaaegu kohe, kui relv puudutab maad, kukutab Vene droon tema kõrvale lõhkeseadeldise. Põmm! Lahvatus tapab alla andva sõduri silmapilkselt. Jällegi on salvestis liiga šokeeriv, et seda selles videos jagada, kuid nagu maaväed oma avalduses ütlesid, on see veel üks tõend, et vaenlane ei hinda isegi oma enda sõdurite elusid. Meil on veel üks näide. 10. veebruaril teatas United 24 meedia, et Venemaa väed ründavad endiselt omaenda sõdureid, eriti siis, kui need sõdurid üritavad Ukraina droonidel alla anda. Väljaanne teatab 2 Putini sõdurist, kes andsid end Chassiv Yari piirkonnas 24. eraldi mehhaniseeritud brigaadi poolt juhitud Ukraina droonidel alla. Kui droonid juhatasid Vene sõdureid kohta, kus nad said alla anda, ründas Vene FPV droon neid ja tappis mõlemad. See on reaalsus, millega Vene sõdur Putini armees silmitsi seisab ja me oleme seda liiga palju kordi näinud, et kokku lugeda. Aga see näitab meile, et tingimused, mida Putin sunnib oma sõduritel taluma, on nii jõudsed, et nad on ikkagi valmis kõigeks riskima, kui mõni Ukraina droon neile selle võimaluse annab. Need seadeldised, mis on toonud Putini meestele nii palju surma, on endiselt potentsiaalsete päästjatena nähtud, kui mitte teiste Ukraina droonide eest, siis vähemalt alistuvate sõdurite kaaslaste eest. Isegi kogu selle riskiga tõstavad Venemaa sõdurid ikkagi käed üles ja järgivad Ukraina droone.
Fjodorov ütles, et see juhtus ainuüksi möödunud talvel üle 100 korra ning kokku annavad Venemaa sõdurid end rekordarvudes alla, isegi kui neid ähvardavad vangistus ja surm omaenda kaaslaste käe läbi. 31. detsembril teatas United24 meedia, et alates Putini sissetungi algusest on Ukraina vangistanud üle 10 000 Venemaa sõduri. See arv on pärast talve kindlasti veelgi suurem ning kuigi see võib tunduda väike, arvestades, et arvatakse, et Venemaal on Ukrainas umbes 700 000 sõdurit, pidage meeles, mida me just rääkisime. Need on 10 000 sõdurit, kes lõpuks saadetakse tagasi Venemaale. Nad teavad, et neid võib oodata vangla. Samuti võib neid oodata väljavaade, et nad saadetakse tagasi rindele, kus nende komandorid võivad nad uuesti alistumiskatse korral maha lasta. Nad võidakse isegi kohe saabudes maha lasta, omamoodi viivitatud karistusena selle eest, mida nad tegid. Paljud näevad nüüd Ukraina droone kui turvalist väljapääsu sõjast, kuhu Putin nad sundis. See on palju turvalisem, kui jääda saamatu ülemuse juurde, kes suunab püssi sõduri pea poole, kui too julgeb nende käske kahtluse alla seada. Ukraina on siin leidnud viisi, kuidas julgustada kontaktivabu alistumisi. See hoiab nende enda sõdurid turvaliselt ning annab venelastele võimaluse alla anda, kasutades samu droone, mis on Putini vägesid massiliselt tapnud. Ja omamoodi kummalise väänatud boonuse saab Ukraina veel ka sellest, kui mõni venelane ei anna alla, sest tema enda väed tapavata. See on ikkagi võit Ukraina jaoks. See on veel üks sõdur, kes on lahinguväljalt kõrvaldatud. Mis puudutab droone, siis need liiguvad lihtsalt järgmise sihtmärgi juurde. Pole tegelikult üllatav, et nii paljud Venemaa sõdurid on nüüd valmis pigem Ukraina drooniga riskima, kui lahinguväljale jääma. Numbrid on teada ja Venemaa kogeb suurimaid väekaadusid kaasaegses ajaloos. Nad tulevad miljonite kaupa, tundetud, hävitavad, valmis tükkideks rebima iga Vene sõduri, kellel pole õnne nende teele sattuda. Putin tunneb neid ja kardab neid. Tema sõdurid on lahinguväljal surmani hirmul, sest Ukraina laseb valla sõda lõpetava parve, mis saab olema peatamatu jõud. Vene rindejooned ujutatakse üle relvaga, mida Putini käsilased tunnevad liigagi hästi, FPV droonidega. Vaenlane tunneb seda, kuulutas Ukraina president Volodymyr Zelenski, kui ta pidas 13. aprillil relvameistrite päeva puhul kõne. Ta jätkas, öeldes, et Ukrainast on saanud suur jõud relvaarendajana ning selle arengu peamiseks tõukejõuks on miljonid FPV droonid, mida Ukraina nüüd toodab. Need on loonud aluse kõigele, mida Ukraina praegu teeb. Ukraina poolt arendatavad püüdurdroonid, kaugmaarakettide ja droonide hübriidid ning robotisüsteemid on kõik saanud võimalikuks tänu sellele, et Putini sissetung sundis riiki arendama oma FPV droonide alast asjatundlikkust. Venemaa on loonud koletise ja see koletis sööb lahinguväljal Putini vägesid elusalt. Ukraina kaitsetööstuse võimekus ulatub miljonite FPV droonideni aastas, kuulutas Zelenski. Ukraina droonid läbivad nüüd ajaloolisi vahemaid, kusjuures praegune rekord ühe rünnaku kohta on 1750 kilomeetrit ehk 1087 miili, kuid see tõenäoliselt ületatakse peagi, kuna sellised droonid nagu Flamingo, Neptuun, Ruta ja teised arenevad pidevalt edasi. Kuid kõige rohkem annavad miljonid Ukraina droonid tunda just rindel. Numbrid kinnitavad seda. Kuna Ukraina kaitsetööstus areneb üha edasi, kajastuvad tulemused rekordilistes kaotustes, mida Venemaa kogeb. Al Jazeera andmetel registreeris Ukraina ainuüksi märtsis 35 351 kinnitatud kaotust, kusjuures droonid olid vastutavad 96% Venemaa hukkunute ja haavatute eest. See kaotuste määr oli 29% kõrgem kui veebruaris, mis on nii suur arv, et Venemaa ei saa seda isegi sellega õigustada, et märtsis on 3 päeva rohkem. Võrreldes 2026 aasta 3 esimest kuud eelmise aastaga jõuame tõeliste rekordite purustamiseni. Praegu kannatab Venemaa iga Ukraina vallutatud ruutkilomeetri kohta 316 kaotust. Eelmisel aastal oli see number 120 kaotust. Peaaegu 3 korda rohkem Vene sõdureid sureb sama territooriumi eest ning just miljonid ja miljonid Ukraina toodetud droonid teevad suurema osa kahjust. Protsendid varieeruvad sõltuvalt allikast. Zelenski ise ütleb, et droonid on nüüd umbes 90% Venemaa kaotustest põhjustanud, mis on enam-vähem kooskõlas Al Jazeera väidetega. Rindejoonel ütleb Ukraina 431 eraldiseisva mehitamata õhusüsteemide pataljoni komandör Ilja Mashina, et see number on pigem 80% juures, kuid jätame protsendi üle vaidlemise kõrvale. Sõnum, mille Putin peab endale kõrva taha panema, on selge. Ukraina droonirevolutsioon hävitab Venemaad. Õhuhirmud muutuvad ainult tugevamaks ja võimekamaks. Kõik see on saanud võimalikuks tänu plahvatuslikule kasvule Ukraina kaitsetööstuses, mis poleks lihtsalt juhtunud, kui Putini impeeriumiiha poleks ületanud seda loogikatunnet, mis tal kunagi oli.
Ukraina oli juba varem üsna silmapaistev relvaeksportija ja tootja. Ajalehe Kyiv Post andmetel oli Ukraina 2016 aastal relvaekspordi poolest maailmas 10. kohal, kuigi see tähendas vaid $528 miljoni suurust müüki. See number näeks sinu pangakontol kena välja, kuid see kahvatub miljardite dollarite kõrval, mida Venemaa ja USA relvamüügist teenivad. Lisaks märgib väljaanne, et paljud Ukraina tollased ekspordiartiklid koosnesid nõukogudeaegsest tehnikast, mille nad olid remontinud ja edasi müünud. Nüüd on olukord hoopis teistsugune. Miljonid droonid, mida Ukraina igal aastal ehitab, ei hävita ainult Vene sõdureid ja tehnikat, vaid neist saab kogu kaitsetööstuse vundament. Tööstus, mis köidab tähelepanu kogu Euroopast ja hiljuti ka Lähis-Idast, kuna Ukraina õhu- ja maapõhise robootika oskusteave hakkab ligi meelitama selliseid investeeringuid, mis võivad droonide tootmise viia miljonitelt kümnete miljoniteni. Varsti pöördume tagasi Ukraina relvatööstuse pöörase tõusu juurde. Lõppude lõpuks on see põhjus, miks me näeme praegu lahinguväljal nii suurt muutust. Aga kõigepealt keskendume Ukraina FPV droonidele. Kuigi Zelenski viitab miljonite arvule rääkides kõigist Ukraina droonidest, moodustavad FPV droonid suurem osa sellest, mida Ukraina toodab. Need muutuvad ka peatamatuks jõuks, millega Venemaa sõdurid lihtsalt hakkama ei saa. Ja et selgitada, miks see nii on, kujutame end hetkeks Vene sõduri olukorda, kasutades ajalehe The Telegraph suurepärast raportit, mis kirjeldab täpselt, mida tähendab Ukraina FPV drooniga lahinguväljal kokku puutuda. Sa üritad roomat edasi läbi lahinguvälja, rusude ja põlenud taimestiku. Mõlemad on märgid sellest, mis juhtub näiliselt lõputus sõjas. Sa leiad varju ja peitud. Üleval kuuled nõrka suminat. Pilk välja näitab, et droonid tiirutavad pea kohal. Sa ei tea, kas need on hävitavad FPV droonid või luuredroonid, mis kutsuvad FPV droonid sinu asukohta. Ainus, mida tead, on see, et pead uuesti peitu minema, et droonidesse ehitatud kaamerad sind ei märkaks. Mitte, et see midagi muudaks. Sulle teadmata teevad FPV droonid palju enamat kui lihtsalt taevas tiirutamine. Nad varitsevad kõrges rohus ja metsastes piirkondades, oodates, et iga Vene sõdur, kes julgeb edasi liikuda, saaks kohe rünnatud. FPV droonid lendavad ka läbi hoonete, sest nende väike suurus võimaldab neil lennata avatud akendest ja pragudest sisse. Lõpuks on need droonid, mis su kätte saavad. Ükskõik kui palju sa ka ei püüaks varjuda, võimaldab Ukraina tohutu FPV droonide arv neil otsida igalt poolt nendes tohututes tapatsoonides, mille nad on loonud. Sa kuulsid suminat järjest valjemaks muutumas, kui droonid otsisid läbi purustatud hoonet, kuhu sa varjule läksid. Kui sumin oli muutunud kõrvulukustavaks müraks, oli juba liiga hilja põgeneda. Droon tabas sind. Sa oled sõjast välja langenud. Ja sinu kaaslasi ootab veel palju rohkem neid lendavaid õudusi. See on saatus, mida jagavad tuhanded Vene sõdurid, keda kästakse siseneda Ukraina loodud tohututesse tapatsoonidesse. Need tapatsoonid ulatuvad kümnete kilomeetrite kaugusele rindeliinist ja Ukraina kasutab seal erinevaid relvi, mille eesmärk on aeglustada Vene edasitungi, suunata väed määratud kohtadesse suurtükitule varitsusteks ning lõpuks hävitada Vene rünnakud enne, kui need üldse korralikult alata jõuavad. Kaevikud ja niinimetatud draakonihambad täidavad neid tapatsoone, peatades tankide soomukid nende teel. Rullide 5 okastraati on laotatud välja, sundides Vene sõdureid aeglaselt liikuma, et nad ei lõikaks end ribadeks. Kogu selle kõige aluseks on FPV droonid, mida kasutatakse sadade kaupa ja mis jälgivad pidevalt. Just need droonid laskuvad kraavidesse kinni jäänud tankide peale. FPV droonid on sageli viimane asi, mida Vene sõdur näeb, kui ta üritab aeglaselt okastraadist läbi lõigata. Ja see kõik on võimalik tänu sellele, et Ukraina suudab nüüd toota miljoneid neid droone, mis võimaldabki tapatsoone üldse eksisteerida. Ilma FPV droonideta oleksid need tapatsoonid rohkem nagu traditsioonilised kaitserajatised, mida on püstitatud paljudes maismaasõdades siiani. Kraavid ja okastraat ei ole sugugi uued. Need on kaitsevahendid, mida on kasutatud nii kaua, kui tankid on olemas olnud. Droonid on see lisakomponent ja need on nii tõhusad mitte ainult sellepärast, et Ukraina on saanud FPV droonide tehnoloogia meistriks, vaid ka sellepärast, et nad on leidnud viisi nende droonide masstootmiseks. Isegi kui Venemaa ründab tema territooriumi, on Ukraina arendanud relvatööstuse, millest on saanud kogu maailma kadeduse objekt. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui see video on teile kasulik, siis ärge unustage kanalit tellida, et olla kursis meie uute videotega. Nii et me teame, et Ukraina ehitab miljoneid droone, nagu Zelenski meil ütles. Küsimus on nüüd selles, kuidas Ukraina kaitsetööstus, mis kunagi sõltus peaaegu täielikult remonditud nõukogudeaegse varustuse müügist, arenes selliseks hiiglaseks, nagu ta täna on. Ukraina droonide arendamise protsesside küpsemisel on selles kõiges olnud väga suur roll. Sõja alguses ei olnud Ukraina droonitootjad organiseeritud. Neid oli vaevalt võimalik traditsioonilises mõttes tootjateks nimetada.
Sageli oli tootjaks IT-insener, kes nokitses kodus kaubanduslikult kättesaadavate droonidega, et muuta need tapamasinateks, või väike vabatahtlike kollektiiv, kes tuli kokku, et hakata droone tootma Ukraina vajaduste katteks. Lazari Grupp on selle isetegemise varajase suhtumise täiuslik näide. Nüüdseks on see üks tähtsamaid drooniüksusi Ukraina sõjaväes, kuid gruppi asutas endine Ukraina teleprodutsent, kellel oli raha ja soov droone arendada. Koos vabatahtlikega töötades tegi produtsent just seda. Nüüd on see produtsent Pavlo Elizarov Ukraina õhuväe asekomandöör. Selline tõusutee peegeldab seda, mida on kogenud ka Ukraina droonitööstus ja kogu riigi kaitsesektor. Viimase 4 aasta jooksul oleme näinud, kuidas Ukraina droonitootjad on kolinud keldrites, peidus olnud juhuslikes töökodades täisväärtuslikeks ettevõteteks, mis mitte ainult ei hoia Ukrainat sõjas eelisseisus, vaid tõenäoliselt saavad ka Ukraina sõjajärgse majanduse alustalaks. Ukraina droonitootjad jõuavad nüüd Nasdaqi börsile, nagu näiteks tehisintellekti idufirma Swarmer. Teised tootjad annavad märku tehingutest ettevõtetega USA-s ja Euroopas, mis toob kaasa väga vajalikke investeeringuid, võimaldades neil suurendada tootmismahte ja arendada järgmise põlvkonna FPV droone, mis toovad Ukraina pinnal Vene sõduritele põrgu. Juba ainuüksi numbrid näitavad, kui suurt rolli on droonid mänginud Ukraina kaitsesektori laiendamisel. Enne kui Putin 2022 aastal oma sissetungi alustas, oli Ukraina kaitsesektor alarahastatud ja sõltus vananenud varustuse müügist. Kuid sellest ajast alates on selle väärtus tohutult kasvanud. Kiievi majanduskooli andmetel on Ukraina kaitsesektori väärtus nüüd $6,8 miljardit, mis on 6 korda rohkem kui 2021 aastal. Ukrainas on umbes 1200 eraomandis kaitsetööstusettevõtet, millel on koos võimekus toota relvi $50 miljardi väärtuses, eeldusel, et nad suudavad kaasata vastava investeeringu. Ukraina on 4 aastaga üles ehitanud $50 miljardi suuruse tööstuse, samal ajal kui pommid langevad ümberringi. Droonid on selle kõige keskmes. Üks võtmetegureid Ukraina droonitootmise süsteemseks muutmisel oli Brave One süsteemi kasutuselevõtt. 2023 aasta aprillis käivitatud ja täielikult riigile kuuluv Brave One võimaldab Ukraina valitsusel anda toetusi droonide arendajatele ja teistele relvatootjatele. Selle programmi kaudu on investeeritud $10 miljoneid, eesmärgiga aidata Ukraina drooniarendajatel luua ettevõtteid, mitte tegutseda keldrites. Varem mainitud Swarmer oli üks Brave One'i paljudest toetuse saajatest. See Nasdaqi nimekirjas olev ettevõte sai eelise $48 000 suurusest Brave One'i investeeringust, mis võimaldas ettevõttel kasvada selleks, mida me täna näeme. Täna hakkame nägema, kuidas traditsioonilisemad ärimehhanismid võtavad võimust, mis võimaldab sellist droonitootmist, millest Zelenski räägib. Väiksemad ettevõtted liituvad suuremate droonitootjatega, mille tulemusena tegeleb umbes 80% Ukraina kogu droonitootmisest, vaid väike hulk firmasid, mis on kasvanud, kuna Ukraina nägi väärtust FPV droonides ja teistes mehitamata sõidukites. Sõjapingutustesse investeerimine on muutnud Ukraina droonitööstuse suureks äriks. Jällegi näitavad numbrid kõike. Kiev Independenti andmetel tootis Ukraina 2025 aastal 4,5 miljonit drooni. Kui minna 2 aastat tagasi, olid numbrid palju väiksemad. 2023 aastal toodeti vaid 300 000 drooni. Muide, see on sama arv droone, mida USA kavatseb järgmise 2 aasta jooksul toota. Muidugi kulutab Ameerika palju rohkem palju arenenumale relvastusele, kui Ukraina ehitab, kuid oletame, et Ukraina tõmmatakse sõtta, kus droonid on vastus paljudele kulude kokkuhoiu küsimustele. Oletame, et sõda riigiga nagu Iraan, mis kasutab odavaid Shahidi droone rajatiste ründamiseks, äkitselt tundub 300 000 drooni 2 aasta jooksul tühisarvuna ja tekib tühimik, mille võiksid täita Ukraina droonitootjad, müües oma tooteid USA sõjaväele. Sellised tehingud saavad olema põhjuseks, miks Ukraina võimekus toota igal aastal miljoneid droone on ülioluline sõjajärgses perioodis, kui riik oma majandust taastab. Ukraina on oma FPV droonidega ümber kirjutanud maismaasõja reeglid ning ülejäänud maailm hakkab järele jõudma, ostes Ukraina tehnoloogiat siis, kui seda enam Venemaa tõrjumiseks vaja ei lähe. Aga tuleme korraks tagasi lahinguväljale. Ukrainale on praegu olulisem uputada vaidlusalused alad droonidega, kui müüa droone teistele riikidele. Ja mida riigi kodumaise kaitsetööstuse kasv võimaldab, on see, et Ukraina saab oma kaitses olla vähem sõltuv teistest riikidest kui kunagi varem sõjas Venemaaga. Jällegi, me oleme näinud tohutuid arenguid alates sissetungi esimestest kuudest kuni tänaseni. Kui Putin saatis esimest korda väed Ukrainasse, oli see Ukraina vapper esmane kaitse, mis tõrjus Vene väed tagasi ja määras need lahinguliinid, mida oleme sellest ajast alates näinud. Kuid kaitset tuli hoida. Aastaid oli Ukraina ellujäämise ja võitluses püsimise põhjuseks see, et ta sai sõjalist abi teistelt riikidelt.
See abi voolab muidugi siiani sisse. Kiievi instituudi Ukraina toetuse jälgi andmetel on Ukraina saanud viimase 4 aasta jooksul USA-lt ja Euroopalt umbes 316,7 miljardit eurot ehk veidi üle 373 miljardi dollari ulatuses eraldatud abi. See on väga suur summa raha ja see on olnud Ukrainale ülioluline. See abi tähendab ka seda, et Ukraina on mõnikord pidanud järgima oma liitlaste poolt seatud relvade kasutamise reegleid. Mitmeid näiteid sellest nähti 2025 aastal. Sellel aastal lõpetasid USA-d ajutiselt Ukrainale sõjalise abi ja luureandmete andmise, kuigi mõlemad taastati hiljem. Ameerika lõi ka uue heakskiitmise meetodi ATACMS-ide kasutamiseks Venemaa vastu, mis sisuliselt takistas Ukrainal selle raketi kasutamist. Ukraina on sellest ajast alates hakanud taas ATACMS-e kasutama, kuid fakt jääb, et välisabile lootmine tähendas ka seda, et Ukraina pidi kohanema mõnikord tormilise geopoliitilise olukorraga. Liigume kiiresti aastasse 2026 ja Ukraina kodumaine kaitsetööstus on laienenud nii palju, et nüüd varustab Ukraina ise 82% relvadest, varustusest ja laskemoonast, mida Ukraina kaitsehankeagentuur ostab. Vaid aasta varem oli see protsent 46%, mis tähendab, et enamik Ukraina sõjaväe jaoks ostetud relvadest tuli välispartneritelt. Ukraina kaitseministeerium teatas veebruaris, et Ukraina tootmisvõimsus on sõja algusest saadik kasvanud 50 korda, mis tähendab, et kodumaine kaitsetööstus katab üle 50% Ukraina sõjaväe vajadustest. See on suund iseseisvuse poole, mida Putin kunagi ei osanud ette näha, ja ausalt öeldes poleks see juhtunud, kui Venemaa oleks tõesti see kõikvõimas jõud Ukrainas, nagu Putin väidab. Nii et kui Zelenski räägib sellest, et Ukraina ehitab igal aastal miljoneid droone, siis ta ei räägi ainult nende droonide mõjust lahinguväljal. Tuhanded Vene sõdurid, kes Ukraina oma toodetud relvadega kõrvaldatakse, võivad küll kõik pealkirjad endale saada, kuid tõeliselt oluline on kõik see, mis on viinud Ukraina sellesse punkti. Ukraina muutub üha iseseisvamaks ja droonid on selles üks peamisi põhjusi. Ukraina droonid asetavad riigi olukorda, kus ta saab tulevikus pärast sõda teenida relvamüügist miljardeid dollareid ning juba praegu võimaldavad need riigil sõlmida kaitselepinguid ja meelitada läänest miljoneid dollareid, mis kõik aitavad tal end kaitsta Putini vägede vastu. Miljonid droonid ei tähenda ainult 10 000 hukkunud venelasi iga kuu. Need tähendavad ka helgemat tulevikku Ukrainale, kui tema sõda Venemaaga kord läbi saab. Kas nüüd saaks Ukraina droonitootmist veelgi rohkem arendada? Absoluutselt. Siin on väga lihtne loogika. Mida rohkem raha Ukraina saab, olgu see siis otseostude, toetuste, laenude või sõjalise abi kaudu, seda tugevamaks võib muutuda Ukraina droonitootmissektor. Oleme juba näinud selles sektoris pidevat tootmise kasvu. Nagu varem mainisime, kasvas Ukrainas toodetud droonide arv 2023 aasta 300 000-lt 2025 aastaks 4,5 miljonini. Riigi 2026 aasta eesmärk on veelgi ambitsioonikam. Euromaidan pressiandmetel on Ukraina kaitseministri asetäitja Serhai Bojev teatanud NATO operatiivjõudude arendamise raamistikule, et Ukraina eesmärk on toota 2026 aastaks 7 miljonit drooni. See number võib olla isegi suurem. Juba 2025 aasta juunis väitis Ukraina endine kaitseminister Rustom Umirov, et riigi sihipärane investeering droonitootmisse on andnud Ukrainale võimekuse toota igal aastal 10 miljonit drooni. Seega võib 7 miljonit drooni 2026 aastal olla 2,5 miljonit rohkem kui eelmisel aastal toodetud arv, kuid see jääb siiski 3 miljoni võrra alla võimekusele, mis Ukrainal oli peaaegu aasta tagasi. Ja kes teab, võib-olla on see võimekus veelgi kasvanud tänu Ukraina täiendavatele investeeringutele, mis on aidanud koondada riigi kunagi killustatud droonitootmisettevõtteid. Meie mõte on siin lihtne. Ukraina on juba olukorras, kus ta suudab omaenda toodetud miljonite FPV droonidega rindeliine üle ujutada. Ja kuigi see üleujutus uputab juba Putini vägesid tuhandete kaupa, võiks sellest saada tõeline hiidlaine. Kõik, mida Ukraina vajab, on rohkem aega ja raha. Kui ta saab mõlemat, siis Ukraina käivitatud droonirevolutsioon saab olema kogu rahva päästja, nii sõja ajal kui ta järgnevatel aastatel. Nüüd keskendusime selles videos peamiselt FPV droonidele, kuid Ukrainal on palju rohkem pakkuda. On midagi, mis rikub füüsikaseadusi ja tapab venelasi Ukrainas. Nähtamatu, avastamatu, peatamatu. See on tootmise ime. Ukraina kõige salajasem salaprojekti relv on just alustanud sõda võita aitavat rünnakut, kuid Ukraina hoiab suu kinni. See on varjatud relv, mis võib aidata sõda võita, kuid me teame, et see on taevas ühel põhjusel. Venemaa paanitseb selle pärast. Ja mõned Vene allikad lähevad Kremliga vastuollu, et maailm saaks teada uuest Ukraina õhuohust. Ukraina kasutab uut põlvkonda taktikalisi droone, mis on kõiges paremad kui kõik, mida riik on seni loonud. Need droonid suudavad lennata kaugemale kui ükski varasem Ukraina poolt rindel tasutatud droon.
Need on nähtamatud detektoritele, mida Venemaa kasutab Ukraina droonide avastamiseks ning nad on immuunsed segamise ja teiste elektroonilise sõjapidamise ehk EW meetodite suhtes, mida Venemaa on varem kasutanud. Need droonid on hakanud lahinguväljal Ukrainas domineerima ja ainus põhjus, miks me nende olemasolust teame, on see, et venelased kurdavad nende üle. Ukraina relvajõud on hakanud kasutama marslasi rünnakuteks Holivka vastu, kuulutas Vene uudisteagentuuri TASS pealkiri 8. aprillil. Juba see, et TASS nimetab droone marslasteks, näitab, et need uued relvad tunduvad olevat justkui mitte sellest maailmast. Nähtamatu droon on kohal, rikub lennates füüsikaseadusi ja Vene poolt ametisse määratud Holivka linnapea Ivan Prohotko räägib neist palju. Vaenlane on hakanud kasutama uusi droone nimega marslased, millel on kahjuks kuni 300 kilomeetrit tunnis ehk 186 miili tunnis liikumiskiirus. Need ei lenda enam operaatori juhendamisel, vaid neid juhib tehisintellekt, teatas Prohotko. See on Venemaa jaoks hirmutav väljavaade. Need droonid on mitte ainult peaaegu võimatu avastada, vaid nad juhivad end ise sihtmärkideni tehisintellekti abil. See muudab nad veelgi peatamatumaks, kui see üldse võimalik on. Lõppude lõpuks ei vaja isejuhtiv droon operaatorit. Ja kui operaatorid puuduvad, siis pole ka tagalas sihtmärke, mida Venemaa saaks rünnata, et takistada Ukrainal neid droone juhtimast. Venemaa on kaitsetu. Ukraina on leidnud täiusliku tapjarelva. Täpsemalt öeldes on Ukraina ehitanud täiusliku relva. Ja mõne minuti pärast räägime sellest, mida me selle kohta teame. Enne seda on palju rohkem venelasi paanikas kui üks regionaalne kuberner, kes valitseb linna, mida ta ei peaks üldse kontrollima. Prohotko on andnud veel vihjeid, öeldes, et Ukraina droonid on elektroonilise sõjapidamise süsteemide jaoks tuvastamatud ja droonidetektorid ei märka neid. Kuid just jõhker Tšetšeeni eriüksuste komandör Abdi Alaudinov, kes on nüüd üks Venemaa paljudest sõda pooldavatest sõjablogijatest, on paljastanud sellelt, mida Ukraina on Putini vägedele valla päästnud. 6. aprilli videos paljastas Alaudinov, et Ukraina uued droonid hävitavad täielikult Vene logistikat rindel ja lähitagalas. Sisuliselt on Ukraina kasutusele võtnud uue põlvkonna droonid, mis tekitavad tõsiseid logistilisi probleeme. Need droonid tegutsevad ööpäevaringselt ja on kuuldamatud, välja arvatud viimastel sekunditel, kui nad sööstuvad, nagu videos näha. Alaudinov avaldas, et neid ei tuvasta tavalised detektorid ja need on kaitstud elektroonilise sõjapidamise eest. Ta lisas, et on olemas teooriaid selle kohta, kuidas Ukraina uued droonid töötavad, kuid midagi konkreetset pole teada. Tehisintellekt on taas võtmetegur. Ukraina võib neid samuti alla lasta Starlinki toel töötavatelt reledelt, mis pikendavad nende tegevusulatust. Droonidele ehitatakse ka tiibu, mida uurime hiljem veelgi, mis lisab nende kiirust ja muudab nende eest pääsemise praktiliselt võimatuks, lisab Alaudinov. Kõik see kõlab uskumatuna. Nii tõhusad, kui Ukraina droonid viimase 4 aasta jooksul ka poleks olnud, suutis Venemaa neile vastu astuda. Kui neil oleks olnud elektrooniline sõjapidamine, EWV, paigas, oleksid nad saanud need droonid peatada. Iseloomulik sumin oli tavaliselt kuulda, isegi kui Venemaa sõdurid maapinnal ei saanud lähenevate droonide vastu midagi teha. Ja jälgimisseadmed, radarid ning muud detektorid suutsid vähemalt anda Putini vägedele mõningaid hoiatusi, et Ukraina lendavad surmamasinad on teel. Nüüd pole enam midagi. Ei mingit hoiatust, ei mingit pääsu ja kindlasti mitte ühtegi sõna Ukrainalt selle kohta, mida nad on Venemaa vägedele valla päästnud. Siiski on olnud vihjeid, et midagi sellist oli tulemas. Mainimine Marsi droonidest ei ole juhuslik, sest see termin on varemgi uudistes esinenud. On ka teateid muudest tehnoloogilistest edusammudest, mille Ukraina on saavutanud ja mis võivad olla seotud või mitte olla seotud uute droonidega, mida nad kasutavad. Nii jõuamegi ilmselge küsimuseni, mida me teame või arvame teadvat Ukraina ülisalajaste droonide kohta, mis nüüd Putini käsilasi hirmutavad. Alustame Marsi drooni nimest. Juba detsembris avaldas New York Times huvitava loo droonipiloodist nimega Lipa, kes võitles Vene vägede vastu väikese Borossivka asula lähedal põldudel. See väike küla asub otse Vene piiri ääres ja on suure osa sõjast olnud okupeeritud. Lipa ülesanne on muuta okupantide elu põrguks ja on täiesti võimalik, et ta kasutas just seda tüüpi drooni, mille pärast Venemaa meedia nüüd paanikas on. New York Times jutustab Lipa ja tema navigaatori Boberi loo, kes tuvastasid mahajäetud laos tegutseva Vene droonimeeskonna liikumised. Duo üritas kasutada Ukraina tavalisi droone lao vastu, kuid avastas, et elektrooniline sõjapidamine EW segas need enne sihtmärgini jõudmist ära. Siis tuli Bumblebee, uus tüüpi droon, mis loodi salajase ettevõtmise raames, mida väidetavalt juhib endine Google'i tegevjuht Eric Schmidt. Bumblebee pakkus lahenduse Ukraina droonioperaatori probleemile. Droon lasti taevasse. Lipa sirutas käe juhtpultide poole ja vajutas lülitit. Äkitselt muutus inimeste poolt juhitud droon autonoomseks.
Bumblebee droon liikus omal algatusel sihtmärgi poole. Segamine ei suutnud seda peatada. Isegi kui drooni signaaliühendus kadus, jätkas see liikumist tänu sisse ehitatud tarkvarale, mis hoidis selle sihtmärgile suunatuna. Iga venelaste katse drooni peatada ebaõnnestus. Bumblebee põrkas lao seina vastu, tehes Venemaa droonimeeskonnale selgeks, et nad teavad liikuma. Kui nad seda ei tee, tulevad veel Bumblebeed. Kas see võis olla Marsi drooni esimene lend, mis nüüd lendab märkamatult üle okupeeritud Ukraina? Kui mitte esimene, siis oli see peaaegu kindlasti nende hulgas. Umbes samal ajal teatab New York Times, et Vene sõdurid Ukraina linnade Harkivi ja Kupjanski lähedal pidid tegelema sarnase tüüpi drooniga. Ainus viis neid droone peatada oli need alla tulistada ja seda sai teha ainult siis, kui sul vedas neid märgata ja olid piisavalt täpne, et need tabada enne, kui nad oma sihtmärgid leidsid. Üks neist droonidest hävitas piirkonnas soomusauto ning Venemaal õnnestus saada enda kätte Ukraina droonirusud. Rusud saadeti integreeritud mehitamata lahenduste keskusesse, mis on Moskva lähedal asuv Vene droonitootmisettevõte. Just siis hakati Venemaal Bumblebeed kutsuma Marssioniks. Marssionin on vene keeles sõna marslane. See nimi anti Ukraina salapärasele uuele droonile, kuna Venemaa arvas, et see ei arendatud Ukrainas, vaid NASA Ingenuity programmi raames. See programm viis väikese ja autonoomse helikopteri loomiseni, mis lõpuks lendas Marsil. Kui uskuda integreeritud mehitamata lahenduste keskust, siis kasutab Ukraina nüüd selle drooni versiooni, kas otse NASAlt või arendatud samasugusest tehnoloogiast, mis võimaldab vaikset ja tehisintellektil põhinevat lendu, millest nüüd teatatakse üle kogu okupeeritud Ukraina territooriumi. Me ütlesime, et see droon murdis füüsikaseadusi, kuid lendas Marsil. Tundub, et Venemaa seisab nüüd silmitsi uue ohuga, mis on sõna otseses mõttes olnud teiselt planeedilt. Ukraina hoiab selle kõige kohta suu kindlalt kinni, kuid kui New York Timesil on õigus, siis on Marsi droon kas NASA poolt või NASA abiga välja töötatud ning Ukraina on selle Venemaa vägede vastu valla päästnud. On veel vihjeid, et midagi sellist oli tulemas. Mõned neist pärinevad lahinguväljalt ja mõned on Ukraina enda poolt antud. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, siis see on The Military Show ja meie toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Vajutage kohe tellimisnuppu, kui soovite olla alati sammu võrra ees. Nii et on veel vihjeid Ukraina uute droonide kohta. Mõned neist vihjetest tulevad Ukraina ettevõtetelt. 5. detsembril teatas United24 meedia, et Ukraina kaitsetehnoloogia ettevõtte nimega DoD Solution on hakanud varustama Ukraina relvajõude uue tehisintellektil põhineva automaatse juhtimissüsteemiga, mis suudab sihtmärke lukustada isegi siis, kui need liiguvad. Lvivis asuv ettevõte ütles, et see uus süsteem saab olla integreeritud kamikaatse droonidesse, et need suudaksid sihtmärke jälgida ka GPS-i häirimisega keskkondades. Teisisõnu, häirimine ei toimi, signaalide võltsimine ei aita. GPS eemaldatakse võrrandist tänu süsteemile, mis näib olevat paigaldatav igale droonile, mis Ukrainal olemas on. Asja teeb veelgi huvitavamaks. Marslane võib olla iseseisev droon, kuid selle taga olev tehnoloogia või vähemalt midagi sarnast võib olla laialdaselt kättesaadav üle kogu Ukraina. Kerime märtsi lõppu ja Ukraina kaitseministeerium räägib samuti uutest droonitehnoloogiatest. Telegrami postituses väitis Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov, et Ukraina on alustanud uue põlvkonna pommitajadroonide testimist Brave One'i polügoonil. Brave One on programm, mille Ukraina on loonud selleks, et julgustada ja toetada droonitootjaid üle kogu riigi välja töötama uusi tehnoloogiaid, mida saab kasutada Venemaa okupatsioonivägede vastu. Uue põlvkonna pommitajad tähendavad suuremat lennuulatust, suuremat kandevõimet, turvalist sidet ja võimalust tegutseda turvalistest positsioonidest, märkis Fedorov. Enne kui ta lisas, et Ukraina testib nii väikeseid kui ka raskeid pommitajaid, millest esimesi kasutatakse jalaväe ja kergetehnika vastu, samas kui viimased on mõeldud kindlustuste ja raske tehnika hävitamiseks. Kuid just üks väike detail, mille Fedorov testimise kohta avaldas, peaks sinu tähelepanu köitma. Ukraina kaitseminister väitis, et iga droon testiti 20 kilomeetri kaugusel elektroonilise sõjapidamise mõjul, tabades sihtmärki ja naastes tagasi. Jällegi, see on olemas. Vastupidavus Vene elektroonilisele sõjapidamisele ja häiretele. See, mis algas kui Bumblebee droon, mida Venemaa on nimetanud marslaseks, näib olevat muutunud tehnoloogiaks, mida Ukraina integreerib igasugustesse droonidesse. Pikamaa pommitajadroonid, lühimaa kerged pommitajad, mis võivad jalaväe hävitada. Ja siis on veel tiivad, sa ei unustanud neid ära, eks? Tuletame meelde. Oma raportis Ukraina uutest füüsikaseadusi painutavatest droonidest ütles Alaudinov, et mõned droonid, mida ta on näinud ja millest on kuulnud, on varustatud tiibadega, mis suurendavad nende lennuulatust ja muudavad need palju kiiremaks.
8. aprilli raportis avaldas Militani, et Venemaa Rubiconi üksus, mis on riigi eliitdroonide grupp, on samuti näinud Ukraina tiibadega droone tegutsemas. Selles öeldakse, et Ukraina kinnitab tiivad oma FPV kvadrokopterdroonidele, mis annab aerodünaamilise tõstejõu ja vähendab FPV droonide lennul tarbitava energia hulka. Väiksem energiakulu tähendab, et droonid saavad lennata kaugemale, enne kui nende akud tühjaks saavad, võimaldades neil rünnata sihtmärke, mis asuvad sügavamal Vene rindejoone taga. Rubiconi avastatud näide oli varustatud PG-7 lõhkepeaga, mis suudab hävitada soomusmasinaid, elavjõudu ja kindlustusi. Selles raportis ei mainita automaatikat ega vastupanu elektroonilisele sõjapidamisele, kuid on lihtne mõista, kuhu Ukraina selle uue tiibadega drooniga võib liikuda. Kui teised raportid vastavad tõele, siis on Ukrainal moodulid, mida saab droonidesse paigaldada ja mis võimaldavad neil kasutada tehisintellekti testimiseks. Neid mooduleid katsetab praegu Kaitseministeerium pommitaja droonide peal ning Marslane võib olla ainulaadne droon, mis on andnud inspiratsiooni kõigele sellele, millest Venemaa praegu räägib. Aga selles loos võib olla veel üks pööre. Tundub, et USA on mingil määral seotud sellega, mida Ukraina praegu Venemaa suunas saadab. Vähemalt NASA paistab olevat. Ukraina arendab samuti oma enda tehisintellektil põhinevat droonitehnoloogiat uue põlvkonna hirmuäratavate sõda võitvate relvade jaoks. Kuid mängu võib olla sisenenud ka veel üks osaline, Euroopa. Vähemalt nii väidab Alaudinov, kellel on järgmist öelda nende automatiseeritud ja vaiksete tapjadroonide kohta, mis praegu Venemaa vägesid kimbutavad. Meie mehed tulistasid mõned alla ja uurisid neid. Tundub, et neid toodetakse ühiselt. Ukraina Saksamaa, Ukraina Prantsusmaa. Need on moderniseeritud, nad lendavad kaugemale kui vanad. Me näeme, et Euroopa riigid püüavad praeguses sõjas Ukrainas oma uusi tehnoloogiaid katsetada. Ka Prantsusmaa ja Saksamaa võivad olla kaasatud. See ei oleks eriti üllatav, kui need oleksid tavalised droonid, mida Ukraina kasutab Venemaa vastu. Saksamaal on Ukrainaga ühine tootmisprogramm, mille nimi on Ehita koos Ukrainaga ja Prantsusmaa on juba mõnda aega liikunud ühiste projektide suunas Ukrainaga. Aga kui nad on seotud tehisintellektiga droonide valmistamisega, mida Ukraina nüüd kasutab, on sellel tohutud tagajärjed. Kas me võime näha, et USA, Prantsusmaa, Saksamaa ja võib-olla isegi mõned nimetamata osapooled teevad kõik koostööd või toetuvad üksteise tehnoloogiale, et aidata Ukrainat? See on võimalik. Ja see koostöö annab hoogu juba niigi muljetavaldavale drooni innovatsioonile, mida oleme näinud Ukrainas enam kui 4 aasta jooksul võitluses Venemaa vastu. Üks asi, mida me kindlalt teame, on see, et sõnumid, mis praegu Venemaa rindelt tulevad, on täpselt vastupidised sellele, mida Kreml tahab, et inimesed kuuleksid. Putin ja tema kaaslased on loonud narratiivi Ukraina sõja ümber. Venemaa on peatamatu jõud. Venemaal on tehnoloogiline ülekaal. Pole midagi, mida Ukraina suudaks kasutusele võtta, mida Venemaa poleks juba varem välja mõelnud. Me teadsime alati, et see on jama, kuid nüüd räägivad Vene allikad täpselt vastupidist sellele, mida Kreml tahab, et inimesed kuuleksid, sest Ukraina droonide ülekaalu tunnistatakse kogu riigis. Sõjauuringute instituut ehk ISV lisab sellele oma 9. aprilli lahinguvälja raportis, kus märgitakse, et paljud Venemaa sõda toetavad allikad väidavad nüüd, et Ukraina on oma õhus tehtavate tõkestusoperatsioonidega saavutanud eelise. Need uuendused on suur osa põhjusest, miks Ukraina on 2026 aasta esimeses kvartalis põhjustanud Venemaale rohkem kaotusi kui sama perioodi jooksul 2025 aastal, lisab ISV. Need kaotused on suured. Ainult märtsis luges Ukraina kokku 35 351 Vene kaotust, millest 96% põhjustasid Ukraina droonid, teatab Al Jazeera. See number oli 29% suurem kui veebruari kaotuste määr ning ühtlasi ületas see veidi ka varasema kuuajalise Vene kaotuste rekordi, mis püstitati detsembris. Lühidalt öeldes sureb rohkem Vene sõdureid droonide tõttu kui kunagi varem. Ja see võibki olla sellepärast, et Ukraina on toonud lahinguväljale uue põlvkonna droone, mis trotsivad füüsikaseadusi, on elektroonilise sõjapidamise suhtes vastupidavad, tehisintellektiga juhitud ja täiesti hääletud. Venemaa jaoks läheb siit ainult hullemaks. Ukraina võib olla rahul sellega, et laseb oma tulemustel enda eest rääkida, andes vaid vihjeid uue tehnoloogia kohta, mida ta Venemaa vastu kasutab. Ta laseb Vene vägedel selle tehnoloogiaga ise tutvust teha, kui nad selle läbi tükkideks lastakse. Aleksei Tšadjevi jaoks, kes on Vene teadlane ja teadusliku tootmiskeskuse Pushkunõk peadirektor, see on droonide arendamise ja testimise keskus, on praegu nähtavad esimesed märgid sellest, et Venemaa on viimase 6 kuu jooksul kaotanud juhtpositsiooni väikeste droonide operatsioonides. Ukraina arendab oma droonitehnoloogiat edasi, samal ajal kui Venemaa on paigal. Tegevusraadius on kahekordistunud. Tootmist on alates detsembris suurendatud 250%, teatas Kiievi Post. Kui Venemaa toetub endiselt fiiberoptilistele droonidele, mis on küll elektroonilise sõjapidamise suhtes vastupidavad, kuid mille tegevusraadius on kaablite tõttu piiratud, siis Ukraina liigub uue tehisintellektil põhineva droonide põlvkonna poole, mis laastab Venemaad nii rindel kui ka tagalas.
Ukraina on nüüd droonide vallas Venemaast selgelt ette läinud sõjas, mida on iseloomustanud just nende relvade kasutamine ja Ukraina on alles alustamas. Riik ei piira tehisintellekti kasutamist ainult ründedroonidega, mis hiilivad läbi okupeeritud õhuruumi ja tabavad Venemaad surmava täpsusega. Kaitse Venemaa kaugmaa rünnakute vastu on veel üks Ukraina prioriteet ning ka seal aitab tehisintellekt kaasa. 1. aprilli artiklis avaldas Kiievi Post, et Ukraina arendab uusi tehisintellektil põhinevaid drooniparvi, mida saab kasutada Putini Ukraina linnade ja taristu pihta saadetud Shahed-tüüpi droonide vastu. Need kaugmaa rünnakud on probleem. Ukraina õhujõud teatasid, et Venemaa tulistas märtsis Ukraina pihta 6462 drooni. Tehisintellekti kaasamisel loob Ukraina võimaluse, et üks droonioperaator saab juhtida tervet parve tõrjedroone, mis suudavad vastu astuda Venemaa Shahed-tüüpi ohule. See on kaitsevõime kordistamine. Ühe juhtimise asemel loob Ukraina lahenduse, kus üks operaator juhib paljusid droone. See tähendab, et peagi saadab Ukraina välja tõrjedroonid, mis suudavad iseseisvalt rünnata Vene droone, kui operaator on need positsioonile viinud. Ukraina on alati olnud drooni innovaatior. Nüüd on sellest saamas tõeline jõud. Täpselt nagu X-meeste mutant Juggernaut on ka see jõud peatamatu ja muutub ajaga ainult võimsamaks. Venemaal peab tegelema mitte ainult tehisintellekti, vastupidavusega elektroonilisele sõjapidamisele ja uue ohtliku droonipõlvkonnaga. Mahu küsimus on veel üks suur probleem. Ukraina kavatseb 2026 aastal ehitada 7 miljonit drooni. Võrdluseks, see tähendab rohkem kui 7 drooni iga Ukraina armee tegevteenistuses oleva sõduri kohta. Kulud vähenevad samuti. Kyiv Independent teatab ühest juhtumist, kus Ukraina suutis hävitada $25 miljonit maksnud Vene õhutõrjesüsteemi drooniga, mille ehitamine maksis vaid $500. See on 50 000-kordne hinnavahe ning see tõestab, et Ukraina töö Venemaa varustuse ja elavjõu ülekaalu tasakaalustamiseks hakkab vilja kandma. Droonid hakkavad otsustama Ukraina sõja saatuse. Ja nüüd on Ukrainal ideaalne kombinatsioon mahust ja tehnoloogilisest üleolekust, et muuta relv, mis varem aitas neil võitluses püsida selliseks, mis kogu sõja võidab. Tehnoloogia areneb pidevalt edasi. Me mainisime, et USA ja mitmed Euroopa riigid on kaasatud Ukraina droonirevolutsiooni. Aga on veel üks riik, mis on sellesse segusse lisandunud ja see on riik, mida Venemaa ei osanud oodata. See oli üks väheseid Ukraina sõjavaldkondi, kus Venemaa võis väita, et tal on eelis. Taktika, mis sündis puhtast mahust ja võimaldas Venemaal hävitada Ukraina taristut ning hävitada Ukraina sõdureid. Aga Ukraina on kõik ümber pööranud. Nüüd edestab Ukraina Venemaad milleski tõeliselt hirmutavas. Ainus sõda, mis loeb, on võitmisel, kuna Ukraina ründedroonid jäävad peale. Venemaa on läbi ja Ukraina alles alustab. Esimest korda pärast seda, kui Putin alustas oma sissetungi, kasutab Ukraina rindel rohkem ründedroone kui Venemaa. Seda kinnitab presidendi kantselei asejuht Pavlo Palisa, kes ütleb, et vahe on tohutu ja see hakkab veelgi suurenema. Ründedroonide kasutamise suhe rinderünnakul meie ja vaenlase vahel on nüüd muutunud. See on meie kasuks 1,3:1. See tähendab, et me kasutame 30% rohkem ründedroone kui vaenlane ja see annab tulemusi. Neid tulemusi ei saa vaidlustada. Kui Putin alustab Venemaa kevadrünnakut strateegiaga, mis näib olevat mitte midagi muud kui rohkemate meeste viskamine Ukraina kaitse vastu, siis Venemaa kaotuste määr kasvab. Märtsis tappis või vigastas Ukraina ainult droonirünnakutega 33 988 Vene sõdurit. Donetskis, kus Venemaa surub oma pealetungi meeleheitlikus katses vallutada oblast, mis on Putini prioriteetide nimekirja tipus, aitavad Ukraina droonid oluliselt kaasa sellele, et Venemaa kaotab iga vallutatud ruutkilomeetri kohta 316 sõdurit. See on droonipõhine kurnamine. Ja nüüd, kui Ukraina on ründedroonide osas Venemaast ette jõudnud, muutub see Putini vägede jaoks ainult palju laastavamaks. Fiiberoptilised droonid, mille valdkonnas on Venemaal pikka aega olnud eelis, on kõige silmapaistvam näide sellest pöördest, mida me nüüd rindel näeme. Need droonid, mis on juhtmega ühendatud ja seetõttu enamasti häirete ning teiste elektroonilise sõjapidamise meetodite suhtes immuunsed, mis vaevavad teist tüüpi FPV droone, on olnud Ukraina kaitsejõududele juba pikka aega nuhtluseks. Nüüd on need juhtmega droonid hoopis Venemaa jaoks pinnuks silmas. Polissa paljastab, et fiiberoptilised süsteemid moodustavad nüüd 32% igapäevastest droonirünnakutest, mida Ukraina viib läbi kogu rinde ulatuses. Venemaa puhul on see number väiksem, ulatudes 24%-ni. See näitab, et Venemaal on nüüd raskem kui kunagi varem oma fiiberoptiliste droonirünnakute koordineerimisega. Ja see raskus ilmneb just siis, kui Ukraina panustab rohkem kui kunagi varem seda tüüpi ründedroonide kasutamisse. Ukrainal ei lähe kõik päris nii, nagu ta sooviks.
nii muljetavaldav kui see muutus ka poleks, märgib Palisa, et Ukraina suudab fiiberoptiliste droonide kvaliteedis Venemaaga vaid sammu pidada, isegi kui koguses ollakse ees. Iga teise riigi jaoks oleks sellest küllalt. Ukraina jaoks on see aga märk, et tuleb veelgi pingutada, et täiustada oma ründedroone nii, et need oleksid Venemaast igal võimalikul tasandil üle. Lisaks sellele, kuigi Ukrainal on üldine ülekaal, suudab Venemaa siiski säilitada teatud piirkondi, kus nende ründedroonide strateegia ületab Ukraina oma. On piirkondi, kus venelased koondavad jõupingutusi ja püüavad luua ülekaalu madalas õhuruumis, et tagada eelkõige oma maismaa jõududele taktikalise edu võimalus, märgib Palisa. Siiski ei vähenda see kõik kuidagi Ukraina saavutusi. See on tohutu pööre lahinguväljal. Venemaa on äärmiselt meeleheitel, et sellele vastu astuda. Venemaa peab peagi vastused leidma. Kuigi keegi ei oodanud sellist muutust, on veel üks droonidega seotud aspekt, kus Ukraina on samuti hakanud Venemaad domineerima. Selleni jõuame varsti. Ründedroonide rindel tuleneb suur osa Ukraina edust sellest, et nad on loonud kiire toimega tapatsoonid, mis ulatuvad mitme miili kaugusele nende kindlustatud piirkondade ümber, mida nad soovivad kaitsta. Need tapatsoonid on täidetud luure- ja ründedroonidega, mis on lakkamatul jahil Vene sõdurite järele, kes üritavad tungida Ukraina rindejoone taha. Sõdurid ja varustus avastatakse ning seejärel hävitavad droonid nad. See muster kordub pidevalt kogu rindejoonel ja see on peamine põhjus, miks Venemaa kevadpealetungi kaotused on nii suured. Forbesi andmetel on Venemaa vastus sellele probleemile drooniparvede kasutamine, mis nende arvates võimaldab neil Ukraina tapatsooni strateegiat nurjata. Kasutades autonoomseid drooniparvi, usub Venemaa, et suudab läbistada Ukraina droonikaitse ning avada sellega tee maapealsetele sõduritele rünnakute läbiviimiseks. Selles lähenemises on teatud loogika, kuid sellel on ka omad puudused. Esiteks ehitab Ukraina rohkem ründedroone kui Venemaa, kui Palisa andmetel siis koguni 30% rohkem. See tähendab kohe, et Venemaa parvede strateegia seisab silmitsi arvulise probleemiga, mis viitab sellele, et seda saab kasutada rindel vaid piiratud ulatuses. Nende parvede jaoks on vaja ka operaatorit. Jah, need võivad olla teatud määral autonoomsed, kuid droonid vajavad siiski operaatorit, isegi kui see on vaid selleks, et need positsioonile viia ja õhku tõsta. Need operaatorid teavad end asetama Ukraina ründedroonide tegevusraadiusesse ja see tähendab, et neist saavad sihtmärgid. Kuna Venemaa pakutud vastumeede Ukraina droonieelisele on parimal juhul ebatäiuslik, on Ukrainal nüüd võimalus veelgi rohkem kasutada seda uut eelist, mille ta endale loonud on. Nagu Ukraina sageli teeb, täidab ta selle ühe lünga, mida me juba mainisime. Politsei sõnul ei ole kvaliteet küll otseselt probleem, kuid see on midagi, mida Ukraina saab ründedroonide vallas parandada. Praegu on tal selles valdkonnas Venemaaga võrdsus ja mahu poolest eelis. Siiski ilmuvad lahinguväljale uued tehnoloogiad, mis muudavad Ukraina ründedroonid veelgi ohtlikumateks relvadeks, kui need juba on. Tehisintellekt ehk AI mängib suurt rolli Ukraina jõupingutustes kvaliteedi vallas ette minna. Kiievi Post teatas 9. aprilli raportis, et Ukraina sõjavägi on kasutusele võtnud uue põlvkonna tehisintellektil põhinevad taktikalised droonid, mis on häirete suhtes immuunsed ja mida on raske tuvastada radaritel, mis otsivad droonide tekitatud elektroonilisi signatuure. Need uued tehisintellektil põhinevad droonid ei ole mitte ainult raskesti allalastavad, neil on ka pikem tegevusraadius kui Ukraina olemasolevatel ründedroonidel. Kiievi Posti andmetel suudab Ukraina järgmise põlvkonna droon lennata umbes 2 korda kaugemale kui need, mis juba praegu tapavad tuhandeid Vene sõdureid. See muudab need mitte ainult ohtlikuks, vaid ka mitmekülgseks. See avab Ukrainale võimaluse kasutada oma tehisintellektiga juhitavaid ründedroone nii Venemaa enda territooriumil kui ka okupeeritud Ukraina aladel. Neid võimalusi juba kasutatakse ning haruldasel juhul peame tõe avalikustamise eest tänama üht Venemaa ametnikku. Ivan Prohotko, kes on Venemaa poolt ametisse määratud okupeeritud Holivka linna linnapea, ütleb, et ta on oma silmaga näinud Ukraina uusi tehisintellektiga juhitavaid drooniparvi. Vaenlane on hakanud kasutama uusi droone nimega marslased, millel on kahjuks kuni 300 kilomeetri ehk 186 miili tunni kiirus. Need ei lenda enam operaatori juhtimisel, vaid neid juhib tehisintellekt, vahendab Kiev Post Prohotko sõnu. Seejärel lisas ta, et neid ei tuvasta elektroonilise sõjapidamise süsteemid ja droonidetektorid ei märka neid. Levivad kuulujutud, et need droonid on ühiselt toodetud näiteks Saksamaa ja Prantsusmaaga, kuid Venemaa jaoks tähendab see kõik seda, et Ukrainal on nüüd ründedroonid, mis suudavad lennata kaugemale, tabada tugevamalt ja kasvatada seda arvulist ülekaalu, mille Ukraina on just saavutanud. Rääkides kaugemale lendamisest, muutub üks suur probleem Venemaa jaoks veelgi hullemaks. 8. aprilli artiklis teatas United 44 meedia, et Ukraina töötab ka uue tüüpi FPV droonide kallal, mis suudavad rünnata sügavamal Vene rindejoone taga. Väidetavalt on see süsteem juba kasutusel ning Venemaa eliitüksus Rubiconi droonimeeskond on selle videole jäädvustanud.
Kaadrid näitavad, et Ukraina on hakanud lisama aerodünaamilisi tiibu 4-krootoriga FPV droonidele, mida kasutatakse Venemaa vastu. Need tiivad annavad lisatõstejõudu, mis omakorda vähendab energiat, mida on vaja droonide õhus hoidmiseks. Väiksem energiakulu tähendab rohkem aega õhus ning rohkem aega õhus võimaldab droonidel läbida suurema vahemaa kui varem. See on nii lihtne lahendus, et see on geniaalne. Lihtne aerodünaamika koos sellega, mis Ukrainal juba olemas on, loob Venemaale täiesti uue ohu. Kui lisada need uued FPV-droonid tehisintellektil põhinevatele parvedele, mis ründavad okupeeritud alasid, ning eelis, mis Ukrainal nüüd on ründe- ja fiiberoptiliste droonide vallas, siis saame retsepti millekski, mis tõeliselt hirmutab Venemaad. Droonisõda rindel võidab Ukraina. Ja see pole ainus võit, mille Ukraina on droonide rindel saavutanud. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, vaatate saadet The Military Show. Selliseid videoid on veel palju tulemas, nii et kindlasti tellige kanal, et ei jääks ühesti meie videost ilma. Nii et Ukraina võidab droonisõda rindel. Putin loodaks vähemalt, et Venemaa suudab säilitada oma eelise süvalöögi kategoorias. Vähemalt nii saaks Venemaa Ukraina linnade ja tsiviilelanike terroriseerimisega anda oma sõduritele eelise lahinguväljal. Aga halvad uudised, Putin. Ukraina ei ületa Venemaad mitte ainult rindel peetavas droonisõjas, vaid on ka kaugmaalöökides ülekaalus. Ja Ukraina süvalöökide strateegia seisneb selles, et hävitada Vene sõjamasin seestpoolt, mitte kasutada samu terroritaktikaid, mida Putin rakendab. 6. aprillil teatas United 44 meedia, et märts oli esimene kuu pärast Putini sissetungi algust, mil Ukraina tulistas Venemaa pihta rohkem droone, kui Venemaa suutis Ukraina pihta lasta. Arvestades, et numbreid võivad mõjutada propaganda, mida kumbki riik tahab esitada, teatab Ukraina õhuvägi, et märtsis tuli neil end kaitsta 6462 Venemaa drooni vastu. Ukraina sõnul peatati või muul viisil tõrjuti umbes 90% neist droonidest. Venemaa kaitseministeerium väidab omalt poolt, et riigi õhutõrje tulistas alla 7347 Ukraina drooni. Muidugi käitub Venemaa nii, nagu oleks tal Ukraina droonide vastu 100% edukus. Tegelikkuses see nii ei ole ning see paljastus ei ole kaugeltki see jõudemonstratsioon, milleks Venemaa kaitseministeerium seda peab. Alla tulistatud või mitte, Ukraina lasi välja peaaegu 900 kaugmaadrooniga rohkem kui Venemaa. Veel üks kogu sellise erinevuse näide tõstab pead ja see erinevus on selgelt Ukraina kasuks. Asja teeb Venemaa jaoks veelgi hullemaks see, et tema välja lastud 6462 drooni oli 2026 aasta rekord. See oli 28% rohkem kui veebruaris välja lastud Vene droonide arv, mis omakorda oli suurem kui jaanuaris Venemaa poolt välja lastud droonide arv. Venemaa lasi märtsis Ukraina pihta välja ka 52% vähem rakette kui veebruaris, mis viitab sellele, et Putini väed püüdsid väiksemat raketitoodangut kompenseerida rohkemate droonidega. Kui see oli nii, siis on Ukraina just niisama lihtsalt purustanud Venemaa 2026 aasta droonirekordi. Veel üks eelis kaob Putini jaoks ja see on suur asi. Venemaa kaugrünnakute kampaania oli läbimõeldud, ohtlik ja väga selgelt suunatud Ukraina tsiviilelanike hirmutamiseks. Me nägime seda möödunud talvel, kui Venemaa suurendas oma kaugmaa rünnakuid ajal, mil temperatuur Ukrainas langes kuni -20 kraadini Celsiuse järgi. Venemaa kasutas seda võimalust, et rünnata Ukraina kütte- ja energiataristut nii tugevalt kui võimalik, sundides Ukraina rahvast taluma tavapärasest karmimat talve. Venemaa kaugmaa rünnakute maht ja sagedus on samuti sõja algusest saadik kasvanud. Väljaanne The New Voice of Ukraine toob välja, et Venemaa korraldas 2022 aastal 3010 droonirünnakut. Järgmisel aastal see number peaaegu kahekordistus, ulatudes 6011 nii. 2024 aastal oli see 15 955 ja 2025 aastal tõi kaasa 26 327 droonirünnakut. Need numbrid näitavad kaugmaa rünnakute pidevat eskaleerumist, mis väljaande andmetel nõudsid ainuüksi 2025 aasta esimese 11 kuu jooksul 2132 Ukraina tsiviilisiku elu. Veel 10 522 inimest oli detsembriks vigastatud ning need arvud lisanduvad sõja üldistele õõvastavatele tsiviilohvrite statistikale. Ukraina vastab Venemaa süvarünnakutele. Enne kui me sellest räägime, võitleb Ukraina samuti tulega tule vastu. Kui Putin sihib tsiviilisikuid, siis Ukraina püstitab rekordeid pikamaa ja keskmaa droonirünnakutega, mis ületavad Venemaa suutlikkuse ning hävitavad olulist varustust ja sõjalist infrastruktuuri. Venemaa õhutõrje on olnud eriline sihtmärk ja seda juba pikka aega. Ainuüksi 2025 aastal hävitas Ukraina julgeolekuteenistus ehk SBU vapustava $4 miljardi väärtuses Venemaa õhutõrjevarustust. See Venemaa õhutõrje süstemaatiline hävitamine jätkub ka 2026 aastal, nagu rääkis sõdur kutsungiga Schulz märtsis väljaandele Kiev Independent.
Me nõrgestame järk-järgult kogu ROK-i ja püüame nende õhutõrjevõimekust kurnata, et seda tapatsooni laiendada. Nende tootmisrajatiste, ettevõtete, varustuse, staapide ja muu sellise jaoks, ütleb Schulz, kes kuulub Ukraina mehitamata süsteemide vägede 413 polku. Ja tal on õigus. Ajavahemikus juuni 2025 kuni märts 2026 oli peaaegu kolmandik Ukraina kinnitatud rünnakutest kogu Venemaal ja okupeeritud aladel suunatud õhutõrje infrastruktuurile, kusjuures veelgi rohkem keskenduti Venemaa juurdepääsu tõkestamise ja õhuruumi sulgemise võimele. Selliste rünnakutega pandi alus edasistele tegevustele. Ja nüüd, kui Venemaa õhutõrje on halvemas seisus kui kunagi varem, kasutab Ukraina seda ära. Sellepärast näeme nüüd, et Ukraina laseb välja rohkem kaugmaadroone kui Venemaa. Asi pole selles, et Ukrainal poleks varem olnud piisavalt droone. Ukraina tahtis lihtsalt veenduda, et neist droonidest oleks päriselt kasu, kui need kasutusele võetakse. Venemaa kaugmaarünnakud on juhuslikud ja sihitult laiali pillutud. Ukraina kaugrünnakud on kirurgilise täpsusega ning need on võimalikud tänu sellele, et Ukraina veetis kuid Venemaa õhutõrje hävitamisega. Ja mis on selle kõige tulemus? Ütleme nii, et Venemaa tunneb seda valusalt. Rida rünnakuid, mida Ukraina on märtsis ja aprillis Venemaa Balti naftaterminalide vastu korraldanud, on hävitanud naftahoidlaid ja sulgenud 2 sadamat, mis koos moodustavad 40% Venemaa naftaekspordist. Kuna nafta hinnad on pärast operatsiooni Eepiline raev Iraanis järsult tõusnud, ei oleks need rünnakud saanud tulla paremal ajal. Nad on katkestanud Venemaa nafta eluliini just siis, kui Vladimir Putini ja tema Kremli käsilaste võimalused sellest kasu lõigata olid parimad, mis nad aastate jooksul olnud on. Ukraina on nende rünnakute tõttu Venemaale juba umbes $1 miljard naftatulu maksma läinud, teatab TVP World, ning need said võimalikuks tänu Ukraina rünnakutele Venemaa õhutõrje vastu. Ukraina rakendab nüüd oma lendavaid sanktsioone sellise tempoga, mida Vladimir Putin poleks kunagi osanud oodata. Pikamaadroonid toovad Venemaa alustatud sõja otse tagasi kodumaale, mis omakorda avaldab Vladimir Putinile poliitilist survet. Venemaa pidi erisõjalise operatsiooni käigus Ukrainast kiiresti läbi murdma. Kuid mitte ainult ei ole Ukraina juba üle 4 aasta Venemaa tagasi tõrjunud, vaid nüüd on ta Venemaast ees nii rünnakute kui ka pikamaadroonide vallas. Isegi need, kes on Putinile nii lähedal nagu endine kaitseminister Sergei Shoigu, teevad avaldusi, mis tunnistavad, et sõda Ukraina vastu pole läinud plaanipäraselt. Kui neid reaktsioone jätkuvalt eiratakse, võib kontrolli karmistamine ja kogunenud frustratsioon lõpuks ühes piirkonnas plahvatuse vallandada ning seejärel ahelreaktsiooni põhjustada, ütleb Oleksei Melnik, kes on Razumkovi keskuse välispoliitika ja rahvusvahelise julgeolekuuuringute kaasdirektor. Koostisosad on juba olemas. Rahulolematus võimudega, kasvav ebakindlustunne ja suurenev ebastabiilsus, lisab Melnik. Mõned sõja aspektid, mille puhul Putin oleks võinud väita, et ta võidab, on temalt ära võetud. Venemaa mahajäämine droonisõjas on lihtsalt veel üks hoop Vene presidendile, kelle tugev mehe mainet rikuti juba ammu. Isegi droonide majanduslikus võitluses on Ukraina käsi üleval. Kuna Ukraina laseb välja rohkem kaugmaadroonid kui Venemaa, peab Putin tegelema ka sellega, et Ukraina arendab vastu droonitehnoloogiaid, mis muudavad Venemaa süvalöögid vähem tõhusaks. Ukrainal on nüüd püüdurdroonid, mis maksavad $1400 kuni $2400 ja neist piisab enam kui küllalt, et peatada Venemaa Shahed-tüüpi droonid, mis maksavad üle 10 korra rohkem. Ukraina droonialane asjatundlikkus on muutnud selle väga nõutuks ka Lähis-Idas, kus Pärsia lahe riigid sõlmivad Ukrainaga aastakümneid kestvaid kaitselepinguid, et saada kasu kogemustest ja varustusest, mis on kujunenud enam kui 4 aasta pikkuse sõja jooksul Venemaa vastu. Lühidalt öeldes võidab Ukraina droonisõda mitmel erineval moel. Numbraid poolest on Ukraina tipus nii ründedroonide kui ka kaugmaadroonide osas. See ei paista niipea muutuvat. Ukraina suurendab aktiivselt oma droonitootmist. Ukraina kaitseministri asetäitja Serhai Bojev ütles jaanuaris, et Ukraina kavatseb 2026 aastal toota 7 miljonit erinevat tüüpi drooni. Ukrainal on ka ambitsioonikad plaanid avada sel aastal kogu Euroopas 10 droonitehast, mis võimaldab tootmisvõimsust laiendada riikidesse, mida Putin ei saa rünnata ilma NATO-ga sõda alustamata. Ukraina on edasi liikunud ja teeb kõik endast oleneva, et seal püsida. Euroopa ja Pärsia lahe riikide mainimine toob samuti esile, kuidas Ukraina droonid on muutnud riigi oluliseks geopoliitiliseks mõjutajaks. 2022 aastal oli Ukraina suhteliselt väike tegija, kellel oli pakkuda teravilja ja loodusvarasid. Nüüd on see juhtpositsioonil relvade vallas, mis võivad olla 21. sajandi kõige olulisemad. Venemaa on olnud tõeliselt ülemängitud. Ja mida see tähendab Putini jaoks? Oleme juba näinud vastuseid. Rohkem Venemaa sõdureid sureb, kuna kevadpealetungi katastroofiline algus Ukrainas on viinud selleni, et need väed põrkavad kokku Ukraina ründedroonide müüriga. Venemaale okupeeritud aladel põlevad õhutõrjesüsteemid, nafta ning kõik teised sõjalised sihtmärgid. Ukraina muutub ülemaailmsel areenil oluliseks mõjutajaks, kuna Putini haare nõrgeneb.
Ja siis on veel numbrid. Ukrainal on lihtsalt rohkem. Nad lasevad välja rohkem ründe- ja pikamaa droone kui kunagi varem. Rohkem droone, kui Venemaa suudab toime tulla. Ja kui Ukraina plaanib ülejäänud 2026 aastaks, on üks asi kindel. Ukraina muutub droonisõjas ainult tugevamaks. See on juba halvanud Venemaa Balti elutähtsa ühenduse. Ja Ukraina näitas, kui mõjusad võivad olla tema droonid, põhjustades Venemaa rannikule tõelise põrgu nädala. 100 maad, mida kunagi peeti puutumatuteks, on nüüd leekides ja majanduslikud tagajärjed jätavad Venemaa droonisõjas Ukrainast veelgi kaugemale maha. Sõda on jõudnud ohtliku uude faasi ja rohkem saad teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et sa ei jääks ilma meie analüüsidest Ukraina sõja viimaste arengute kohta. Aitäh vaatamast!